19. mai ja kus toimub korraline volikogu istung, et arvestades riigis kehtestatud piirangud 19. mai 2020 volikogu istung läbi kaudu. Istungi päevakorrapunktide arutelu toimub Microsoft Teamsi keskkonnas, kus me oleme kenasti kõik sisse saanud, kes on siis jõudnud tulla. Ja kindlasti rõhutan ka seda, et arutelule järgneb e-hääletus allkirjastatud e-hääletusega ja hääletusleht saab edastada kuni 19. mai kella 24:00 ehk see tänase päeva kuupäevaga veel ära hääletada ja saata leht ära. Ja nii palju siis ka informatsiooniks, et meiega on liitunud ajakirjanik ja tänaseks päevakorrapunktideks on meil koos muude punktidega siis koos 6 punkti ja informatsioonis on ka siis tulnud veel peale selle, mis on teile kirja saadetud, on Kristi Kivisilla poolt esitatud küsimused, millele vastab siis vallavalitsus. Ja täna otsene ülekanne on vallamajast, oleme siin Rõngas saalis, kus on ka siis volikogu liige Liivi Miil ja siis ka vallavalitsuse liikmed, kes on täna siis meile ettekandjad. Nii et me oleme täiesti tööjõus ja nagu siis teate, eilsest siis on vallamaja täiesti komplekteeritud ja töötab nii palju, kui neid ametnikke meil on. Aga kas kellelgi on küsimusi päevakorra osas? Et ei ole. Aitäh, et alustaksime siis kohe esimese päevakorrapunktiga. Et alustame esimese päevakorrapunktiga on Märjamaa valla õppestipendiumi maksmise tingimused ja kord ja ettekandjaks on Maigi Linna ja palun, me oleme siin ühes saalis. Sa tule minu juurde, ma panen kinni või tule minu juurde, tule, ei siin nähakse sind, et Maigi tuleb minu siia sellesse minu pulti, et siis saate kenasti Maigi ka näha, kes pole ammu näinud. Nii, tere kõigile koosolekul viibijatele. Et esimese punktina on siis eelnõu, mis on pikalt menetluses olnud, korra juba volikogus käinud, teisele lugemisele volikogusse sai teda planeeritud juba märtsikuusse, aga eriolukorra tõttu on ta siis siiamaani ikkagi olnud seisvas asendis ja täna me siis olemegi toonud selle volikogule uuesti menetleda. Selle eelnõuga on siis ettepanekuid eelnõusse teinud nii kultuurikomisjon, hariduskomisjon kui vallavalitsus ja siia eelnõusse on siis need parandused sisse kirjutatud, mis siis eelnõu menetlemise jooksul tehtud on. Ja ettepanek on see eelnõu täna vastu võtta, et vallavalitsus saaks hakata seda rakendama ja et sügisel oleks meil võimalik siis esimesed stipendiaadid niimoodi paika saada. Et kui on küsimusi selle eelnõu osas, et ma vastaks. Ja palun, kas on kellelgi Maigile küsimusi? Tundub, et ei ole. Et siis ma tänan Maigid esimese päevakorrapunkti ettekandmise eest ja siis päevakorrapunkt number 2 on munitsipaalmaale reaalservituudi seadmine koolipargi kinnistule ja ettekandjaks tuleb jälle Maigi rääkida. Päevakorrapunkt number 2 ja Maigi vastab. Teiseks punktiks on siis reaalservituudi seadmine ja selle servituudi sisu on siis seisneb selles, et pajukinnistu omanik soovib saada siis juurdepääsu oma kinnistule läbi vallale kuuluva koolikinnistu ja vastavalt asjaõigusseadusele on sellisel juhul siis selle kinnistu, koormava kinnistu ehk siis pajukinnistu omanikul õigus nõuda reaalservituudi seadmist, et oma kinnistule ligi pääseda.
seletuskirjas on siin servituudi seadmise põhimõtted ja tingimused ära toodud, et kui küsimus. Et see punkt käis ka majanduseelarve komisjonist läbi ja majanduseelarve komisjon toetas seda punkti. Et kas on küsimusi selle päevakorrapunkti osas? Ei ole. Aitäh ettekandjale ja läheme päevakorrapunkt number 3 juurde. On vallavalitsusel hanke korraldamiseks ja lepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine, õpilastransport ja ettekandjaks on Ott Valma ja Ott on siis otse-eetris läbi arvuti. Palun, Ott. Jah, aitäh, et soovime siis viia läbi hankemenetluse siis avalike vaid Märjamaa valla õpilasliinidele vedaja leidmiseks 9 õppeaastaks. Ja kuna tegemist on vallavolikogu pädevuses oleva küsimusega, siis on selleks vaja vallavolikogu luba. Nii. Tähendab, see päevakorrapunkt oli ka majandus- ja eelarvekomisjonis, kus esialgu me küll pakkusime varianti, et võiks olla pikendada lepinguid, aga siiski seadusest tulenevalt seda ei ole võimalik teha ja nõustusime sellega, et anda lepingus, et korraldada hange. See oli majanduskomisjoni ettepanek. Et võib-olla Priit, sa oled ka kuuldel, et võib-olla sa räägid mõne sõnaga sellest. No, tõepoolest esimene eelistus oleks olnud olemasolevaid lepinguid pikendada seoses sellega, et vahepeal tuli eriolukord, nüüd ei ole siis 1. märtsist vedu toimunud. Siin vedu on ette näha siin üksikud korrad mais ja juunikuu alguses, kui õppeaasta kestab. Aga nagu juba öeldi, siis on uuritud ka ministeeriumide seisukohti, et hetkel ei ole alust öelda, et meil on erakorraline olukord, et kui me hanget üritaks läbi viia, et siis pole alust eeldada, et me ei saaks seda hetkel teha. Et küll on siis volikogusse tuldud sellepärast, et algselt oli plaanis, ma saan aru, 2-aastane hange, aga praegu on selle eriolukorraga plaanis siiski läbi viia 1-aastane hange. Ja lepingute pikendamine selles suhtes jääb ikkagi endiselt tagavara variandiks, kui selle hankega midagi peaks juhtuma, siis on võimalik ka olemasolevate vedajatega lepinguid pikendada. See hankede tingimused ei ole näha mingeid olulisi muudatusi. Küll on vedajad teinud näiteks ettepaneku, et kui praegu ei olnud lepingutest üldse sellist variantigi sees, et mis siis juhtub, kui eriolukord toimib, et see on lahendatud nii hetkel, et vedajate taotluste alusel vallavalitsus märtsi osas nii-öelda ootetasu ei makstud, aprillis maksti 30% tavapärasest veomahust ja nüüd tuleb otsustamisele ka maikuu ootetasu. Ja eks siin suurem osa tingimusi peaks jääma samaks. See õpilaste võrk täpsustub ka tegelikult ju enne õppeaasta algust, kui kõik need liikumised on toimunud. Ja keerulisemad olukorrad on pigem nagu sellega, mis me peame valitsuses veel arutama, et kui näiteks nüüd tahab õpilane kuskilt vallast tulla Märjamaa gümnaasiumisse ja tavapäraselt sinna koolibussi ei käi, kas sinna vedu tekitada või mitte, sest gümnaasiumisse ei pea vedama. On tulnud ka selliseid juhtumeid, näiteks eile saime just teada, et näiteks üks vanem Tollilt soovib lapse panna Vana-Vigala põhikooli. Varasemalt see on olnud nii-öelda Märjamaa kooli piirkond, sealt buss käib Märjamaa poole. Märjamaale on sealt 11 kilomeetrit, Vana-Vigalasse on 10, aga põhimõtteliselt Vana-Vigala poole nüüd koolibussitransporti Tollist ei käi, küll käib liinibuss, aga väga vara, mis jõuab juba 6:03 hommikul, eks Vana-Vigalasse.
eks sellised küsimused tahavad lahendamist pigem, et mis selliste üksikjuhtumitega ette võtta. Aitäh, Priit. Lühidalt kõik. Aitäh. Kas kellelgi oli? Ja Ats, palun. Seal oli ju, vaata, Kristi saatis küsimuse ka seoses sellega, et kuidas nagu tõsta atraktiivsust selle kooli osas, et kui see gümnaasiumi õpilasele võimaldada see käik sinna kooli, eks selles mõttes oleks see võib-olla jälle üks võimalus, eks ole. Ja teistpidi see saman, et nendele vedajatele seda ootetasu maksta, et võib-olla kas seda uuest hankest võib-olla seda neid tingimusi muuta, et kas sellel, see on nagu selles mõttes jällegi kulu, mille eest ja teenust ei tule, eks. Et see on nagu nii-öelda iga ettevõtja nii-öelda riskiküsimus ka, et kas äkki seda seal nagu täpsustada selle bussihankega seoses. Ootetasuga juhinduti sellest, mida on teinud teised suuremad vedajad, näiteks Põhja-Eesti ühistranspordikeskus täna, et ühelt poolt on selge ka, et meie huvi on see, et kui nüüd samamoodi meil on seda bussi uuesti vaja, et meil need vedajad üldse võtta oleks, et jälle kui teiselt poolt see ootetasu on täiesti null, siis võib juhtuda see, et 2 kuud küll liin seisab, aga siis me oleme nagu fakti ees, et polegi kedagi, kes vedama hakkaks. Eks ta on selline mitme otsaga lugu, et kuhu punkti see kompromiss teha. Aitäh, Priit. Kas kellelgi on veel küsimusi päevakorrapunkti osas? Hilju siin kommenteerib ka, et ma olen Atsiga ühte meelt, et jätame need gümnasistid rahule, et minu poiss õppis ka kunagi gümnaasiumis ja siis see lahti läks, et gümnasistidele me ei pea rahuldama transporti või ütleme nii andma seda võimalust, et kui meil tavatransport Märjamaale puudub kella 8, et mismoodi need gümnasistid siis hakkavad Märjamaa koolis käima? Pean siin Mainmise kanti. Kui see on logistiliselt võimalik korraldada, siis loomulikult, aga ma toon näiteks sellise näite, et kellelgi tuleb mõte, et ma tahaks näiteks Avastes saada nüüd iga päev Märjamaa gümnaasiumisse kooli, et sel juhul tähendaks see igapäevast taksoteenust jälle, et siin ka kuskilt lõpeb nagu mõistlikkuse piir ära, et kust on ka tavapärases olukorras, kui oma raha eest seda vedu peaks tegema, siis hakkaks vaatama, et kas siis leida mingi korteripind või ühikat ju gümnaasiumil ei ole, eks. Aga ma olen nõus, et kui see on poliitiline otsus, et kõigil võimalikel juhtudel seda transporti korraldada, siis see on valik, sel valikul on teatud hind ja sellega tulebki arvestada siis. Aitäh. Ma tahan täpsustada ühe asja, et meil ei ole kehtivat määrust või korda selle kohta, millele koolipiirkondasid määratud. Meil ongi selline vaba kord ja igaüks võib tulla taotlusega, et kuidagi moodi transpordi muuta ja liigutada, et meil on selline paindlik kord. Mõistlik oleks selline kord ikkagi kehtestada, kus on ikkagi mingisugused koolipiirkonnad määratud ja ilmselt see tähendab seda, et gümnaasiumi osas peaks olema see Märjamaa gümnaasium, aga siin on küsimus ka selles, et tegelikult just liigub sealt aga siis mõttes see on selline poliitiliste valikute koht, selline kord on vaja teha, et kui uus haridusnõunik tuleb, siis kindlasti selle korraga volikokku tuleme. Kristi korra kommenteerib, kui tohib. Ja palun, Kristi. Et kui meil on ju küsimus ainult tõesti üksikutest õpilastest, kes peaks hakkama, nii nagu Priit ütles, avastust või kuskilt tulema, et siis valmiv spordihoone on ju pakkumas ka majutusvõimalust, et sellisel juhul need üksikud lahendused saaks ju lahendada ka läbi selle. Jah, et see on nagu rohkem läbirääkimise teema, et see on sihtasutusega. Ühesõnaga, see kõik on, kindlasti on see võimalik, aga see oli väga õige nagu tähelepanek. No sellest on vähemalt varasemalt räägitud, kui seda maja hakati ehitama ja et miks sinna neid ööbimiskohti on vaja just nii palju ja neid ju tekitati veelgi juurde, et siis nähti ühe võimalusena just seda, et
et kuivõrd Märjamaal puudub õpilastele siis elamisvõimalus, et siis see võib olla üks võimalik alternatiiv. Täpselt nii. No nii palju ma kommenteerin, et Tallinn-Pärnu maanteel peaks ikka liiklus tagatud olema, et me niikuinii sõidame sinna ette juba, et siis see peab organiseeritud olema. Praegu ei saa isegi tööle Tallinna, rääkimata muust. Et siis jätame koolilapsed ka kõrvale ja vaatame, kuidas saame, aga see oli emotsionaalne väljaütlemine, praegu see olukord nii on. Aitäh. Mul on ka küsimus. Jaago. Palun. Mis vahet on avastamel esimese klassi õpilasel ja gümnasistil? Valla seisukohalt. Nii. Priit, kas sa vastada? Nii palju on, ütleme, selle kehtiva korra osas vahe, nii palju kui ma mäletan, et mis puudutab põhikooli, minu mälu järgi on meil kirjas niimoodi kirjas, et vald garanteerib igal juhul transpordi lähimasse põhikooli ja kõik ülejäänud on sellise mõistliku kaalumise teema ja konkreetsete ükshaaval juhtumite lahendamine. No siis ma teengi ettepaneku poliitiliselt, et Märjamaa vallast saab ka gümnaasiumisse, sest me täna konkureerime Kullamaa gümnaasiumiga ja siis ma toetan ka Kristi ettepanekut seda, kui meil seal need toad on olemas, et seal on ju ka valve, et siis saabki sinna kohe nagu praegust täna välja öelda gümnasistidele selles värbamise kampaanias, et seal saabki kohe üürida. Sest ka Märjamaal täna on tavapinda raske üürida, me alles üürisime, et ma teen kohe selle ettepaneku, et seda kohe sinna reklaamidesse sisse panna, et meil ongi seal need ühikatoad olemas. Ja siis ka see buss käib seal, vahet pole, kas on buss või taksod, et siis tulebki vastavalt õpilaste arvule küsimus lahendada. Tänan. Aga üldjuhul ega buss on siiamaani peale võtnud. Et ega keegi maha pole ikkagi jäänud. Aga see on õige ettepanek, jah? Aitäh, Ago. Nii, kas on kellegi veel päevakorrapunkti kohta küsimust? On kelleks? Ei saanud praegu aru. Tundub, et ei ole. Et aitäh ettekandjale. Ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, on Vigala vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine ja ettekandjaks on jällegi Maigi ekraanil olemas. Jah, et siin on määrused, mis vajaksid 8 määrust, volikogu määrust, mis vajaksid kehtetuks tunnistamist ja seda siis nende vastuvõtmise ajal kehtis ja sellest tulenevalt siis vastavalt haldusmenetluse seadusele tuleks siis need määrused kehtetuks tunnistada ja osavallakogus on ka see läbi käinud, nii et selles mõttes ka sealt on koos. Kas on küsimusi? See käis osavallast ilusti läbi, et ega see nüüd tegelikult seadusest tulenevalt, ega siin ei olegi. Jah, et ütleme, siin on osadel on nagu ka see õiguslik alus ära langenud, ehk siis seadused on aja jooksul muutunud. Sellest tulenevalt on vajalik kehtetuks tunnistamise teha, aga on ka see asi, et lihtsalt nad ei ole enam vajalikud käesolevas situatsioonis ja sellepärast ei ole mõtet ka neid hoida enam riigi teatajas üleval, et mõistlik on tunnistada nad kehtetuks. Sealt enamik asju on juba täna Märjamaa kordadega on kaetud. Ainuke kehtiv asi on terviseprofiil, aga see on pärineb aastast 2013, et seda nii-öelda õigusakti tasemel ei ole mõtet üleval hoida, et seda tuleks uuendada, kui seda selliseid andmeid vaja on ja üks oli veel Vigalas Elamaa programm, mis oli Vigala vallaaegaga, mis ei ole nüüd mitu aastat toiminud, et seal ei ole reaalselt ühtegi kehtivat asja enam ja osavallakogu vaatas need läbi ja kiitis heaks, et need võib tühistada. Kas on volikogu liikmetele küsimusi päevakorrapunkti osas? Ei ole. Aitäh ettekandjale ja ma tulen nüüd ekraanile tagasi ja järgmine
Järgmine päevakorrapunkt on siis kokkuvõte revisjoni tulemustest ja ettekandjaks on Raivi Laaser. Et siis nii palju siis informatsioonis, et see 18. veebruaril anti volikogu poolt revisjonikomisjoni ülesanne viia läbi kontroll ja hinnata endise vallavanema Merlin Suurna poolt 17.01.2020 korraldatud tänupeo valla eelarvest rahastamises mis ka täideti kenasti ja ma paluksin siis revisjonikomisjoni esimehel siis natukene seda lihtsalt selgitada. Kas ma olen kuuldel ja nähtaval? Jaa. Kuidagi minule Urmas läägis siin vahepeal. Aha, sa ei tahtnud seda kohta kuulda. Nii, et tere kõigile siis koosolekust osavõtjatele. Et ülesanne revisjonile oli arvete sihipärasuse ja majandusliku põhjenduse hindamine. Et muidugi komisjoni siis arvamused 4 liikme vahel siis jagunesid. No, vaiknud. Raivi, alusta uuesti, sa olid võitsa vakka. Mina kuulsin hästi. Sul on omal mingi probleem seal. Tegelikult ka. Aga mina kuulsin ka. No nii, alusta uuesti. Ühesõnaga, meil on siis revisjonikomisjonis 4 liiget ja arvamused antud küsimuses siis jagunesid pooleks. Aga see on ka väga raske ülesanne, sest puuduvad tööriistad ja mõõde, kuidas objektiivselt kulude sihipärasust üldse hinnata. Mis sündmusena toimunut üldse liigitada, selle üle võiks ka samuti nagu vaielda. Fakt on, et valla eelarves on esimesed kulud ette nähtud ja seda ei ole sõnastatud, mis on, mis ei ole esinduseks. Et koosviibimisel ei tulnud ju ainult valla ametnikud, vaid oli ka koostööpartnerid ja teised kutsutud. Niisiis, et sisuliselt avati poliitiline vaidlus, millest ei nähtu tegelikku soovi ühetaolise halduspraktika loomiseks. Ning kas peabki igas olukorras kollegiaalselt otsustama ja kooskõlastama kõike niisuguseid küsimusi? Raske on hinnata, mis kulud on valla huvides, mis mitte. Sama hästi võiks ju vastutuse ära võtta teistelt juhtidelt, kes täna võivad palju suuremaid summasid nii-öelda üksi otsustada. No, osakonna juhatajad, allasutuse juhid, nendel on tegelikult palju suuremad summad nii-öelda allata. No, hea kavatsuse korral ei tehtaks vaid ühe arve kohta sellist menetlust, vaid ka muude valla kulude puhul tuleks siis samamoodi kõike läbi mõelda. Igapäevaselt kontrollida, kas valla huvisid ja põhjendusi kooskõlastusi on tegevuseks piisavalt. Et mõned näited siis analoogsetest küsitavustest, et neid on siin nagu ma olen välja kirjutanud, et pillerpalli topeltjärelevalve ja nüüd siis uuesti audit. Mitu korda maksumaksja sama asja eest maksma peaks. Sise- ja välislähetustega kaasnevad kulud, külaliste ja partnerite vastuvõtukulud ja üldse toimumisvajadus ja kasuanalüüs. Et siin on ka ju tegelikult, et mis kasu siis saab, et see on nagu pigem niisugune teistpidi kasu, ütleme meie vallale see esindus ja niisugused küsimused, et neid ei saa niimoodi hinnata. Ametiautode kasutamine, kaskojuhtumid, remont, kõik läheb selle alla. Et selline on siis nagu lühikokkuvõte, et millise siis seisukoha ja hoiaku me võtame, et mida me siis hakkame kontrollima ja mida me siis nimetame mõistlikuks kuluks ja mida mitte. Et ma sellega lühidalt lõpetan, et kui on küsimusi, siis küsida. Mul on küsimus. Ja, palun. Ats või, sina või? Ei, Ago oli või? Ago, jah, palun. Kumb sa oled, advokaat või prokurör? Millest selline küsimus? Või süüdistaja?
no ma räägin tegelikult nii, nagu asi on, eks ole. Ma küsisin lihtsalt, kumbalt pool sa oled, kas sa oled kaitsja või süüdistaja? Mina olen täiesti neutraalsel positsioonil siin, et siin ei saagi teisiti olla. Sa oled rõõban ja miasso takta. No, sellega see samane, et kui sa ise mainisid just, et siin nagu autode nii-öelda hüvitise teema, siis Mikk Vaarmaniga oli samasugune situatsioon, kus ta ametisõidul auto pärast remondi mingi kulud nii-öelda või oma vastutus nõuti siis talt endalt välja maksta, eks ole. Siis nagu ei vallavalitsus ei hüvitanud seda, aga nüüd siis nagu sa räägid, et see on nagu okei hüvitamine. Ma ei ole nagu oma seisukohta niimoodi praegu kommenteerinud, ma räägin nii nagu, kuidas meil see komisjoni otsus oli, eks ole, et ma räägin nagu üldiselt, et noh, et siin ongi nii palju vaieldavaid nüansse, et noh, et aga üldiselt on ju sedasi, et noh, et ikkagi ühe persooni niisugune personaalne küsimus volikogu korraldusel võtta ette tundub ka natukene kentsakas, et kui sügavale mutta me peame ühe inimese taguma siis, et rahule jääks siis nii-öelda, ma ei oska öelda, avalikkus või? Minu arvates ei olnud siin küll kuidagi võrreldavad need asjad, mida Raivi nüüd rääkis näidete varal ja mis nüüd siis eelmine vallavanem korda saatis, et ükski rahasumma ei ole tegelikult kasutatav nii-öelda ainuisikuliselt kohalikus omavalitsuses, et kas selle kohta on eelnev otsus tehtud, see võib olla ka näiteks mingi limiit antud või siis on takkajärgi siis, kui see ei olnud eelnevalt võimalik ette näha, siis seda vormistatakse takkajärgi valitsuse poolt nii-öelda korrakohaselt ja minu teada valitsus on selle kohta andnud, selle juhtumi kohta oma seisukoha andnud. See oli see, et valitsus ei aktsepteerinud sellist kulutamist. Nii et siin nagu võrrelda, et siin muude kuludega, mida tehakse, oli see kulutamine analoogne. Mina siin mingit analoogiat ei näe. No ma võin vastata nii palju, et näiteks Taari teede ehituse ülevaatus, et minu arvates selle kulu on siin nüüd tuhandetes, ma täpselt summat ei oska öelda, aga ligi 10 000, aga vastavasisuline vallavalitsuse otsus minu teada ei ole, ma võin eksida. Samamoodi on ju neid Oru 2 lammutamise projekti tellimuskulud ja kes volitas, et neid tellima, et need on samamoodi sellised asjad, mis on ainuisikuliselt siiski otsustatud ja ei ole nagu mingit probleemi. Need võivad olla lõpuks ainuisikust otsused, aga selle kohta võivad olla eelnevalt tehtud nii-öelda otsused selle kohta, et korraldatakse vähempakkumine või mingi avalik hange, et selle kohta võivad olla niisugused otsused olemas ja kui on vähempakkumine avalik hange tehtud, siis ametnikul võib olla ka nii-öelda volitus selle alusel otsustada, et väiksema nii-öelda pakkumise kasuks. Seda võin siin väita, et me arutasime majanduskomisjonis siin seda Oru 2 ja sellega seonduvaid probleeme. Selles mõttes seal küll ei jäänud mulle kõrva, et niisugused volitused oleks kuskilt eelnevalt antud. Pigem oli seal mitmeid teisi küsitavusid ja küsimusi. Ja ma ei hakka ju siin vaidlema nendes küsimustes, aga ütleme, sisuliselt on neid punkte küll ja küll, kus on ikkagi osakonnajuhid ja on ikkagi võtnud ju suuremaid niisuguseid otsuseid vastu, rahalisi kohustusi ja nõnda edasi. No selle koha pealt võiks siis revisjonikomisjon tõesti teha põhjalikuma aruande, et millised need juhud on. Et ma saan aru, siin viidatakse sellele, et nagu osakonna juhatajad on oma volitusi ületades ainuisikuliselt siis eelarveraha kasutanud. Ei, see oli näide selles mõttes, et ma viitasin sellele, et nendel võib-olla ongi selleks õigus, aga ütleme, et puudub ka niisugune objektiivne hinnangu andmine, et kas need on õiged need kulutused ja kui põhjendatud need on, et selles kontekstis. No seda konteksti ongi võimalik revisjonikomisjonil hinnata ja kontrollida. No, seni töötab revisjonikomisjon ikkagi sellise kaebuste põhiselt ja ütleme, ma ei ole nagu ise võtnud neid asju üles, et
tehke ettepanek, et te tahate neid ja teisi asju teada saada, siis me teeme oma tööd. Revisjoni komisjon võib ise ka otsustada seda. Aga jääme ikkagi nüüd teema juurde ka, et me ei saa kõiki asju nüüd lahkama jääda siin. See küsimus, et see revisjoni komisjon, et nüüd on nagu esimene kohe näha, et 4-liikmelisena jääb nagu siuke nagu kindel otsus sealt tulemata, et äkki peaks sinna ikkagi 5. liikme või paaritu arvu tekitama sinna komisjoni, et see komisjon oleks nagu otsustusvõimeline igal juhul. No tähendab, tuletan meelde seda, et kõik need komisjonid on ikkagi, annavad selliseid hinnanguid ja nad ei oma nagu otsustavat jõudu ju, et noh, et paljuski ikkagi otsustavad pärast vallavalitsus ja nad võivad muidugi komisjonide otsuseid võtta aluseks mingil moel või neid arvestada nende komisjonide nii-öelda seisukohtadega, aga tegelikkuses on elu näidanud seda, et otsused muutuvad ikkagi kuskil pärast ju, otsustatakse ikkagi pärast teistes instantsides. No selles Aare olen, et selles tegelikult ju põhimõtteliselt revisjonikomisjoni otsuses oli nii, et revisjon protokollist lugedes, et ju me ühiste otsust ei andnud, et jäigi kaheti, nii et ega minu meelest see Atsi ettepanek, et revisjonikomisjon võiks 5-liikmeline on täiesti õigustatud. Ja need näited, mis sa Raivi nagu siin Pillerpalli, nende igasuguste auditite ja nende kohta tood on ju, need on ikkagi see, et vallavalitsuse liikmed ühiselt on otsustanud selle, et niisugused asjad tulevad. Aga konkreetselt sellel tänupeol või kuidas me iganes seda nimetame, oli ikkagi see, et vallavanem ainuisikuliselt otsustas selle peo toimumise. Ja ma olen nõus, et küsimuse esimese poolega selles suhtes, et liikmeid võib olla küll 5, et meil oli seal 5 liiget, aga siin Jaanus peatas oma volitused ja lahkus volikogu tööst, eks ole, ja ütleme, ei ole nagu tungi ka sellele kohale, et kui teil on ettepanekuid ja ütleme vabatahtlikke, siis loomulikult ega me ei ole vastu sellele, et seal võib olla rohkem liikmeid ja loomulikult, et las olla. Aga jah, et nagu ma juba ütlesin, et siis ei ole nagu sellist esinduskulude koha pealt nagu meil ka sellist kindlat reglementi, et kus maalt siis võib seda liigitada esinduskulu alla ja kuna vallavalitsus ütles, et nemad ei hakka eraldi nagu mingisugust korda välja töötama eraldi, et siis nii ta jäi. Ma ei saa midagi sinna teha. Ja kui me siis võtame ikkagi jälle need koostööpartnerite tänamised, et siis selle nimekirja otsustas ka millegi pärast siis vallavanem ainuisikuliselt. Et seda oleks võinud siis ka vaadata, et äkki oleks seal veel olnud. Võib-olla oleks võinud ka volikogu olla vallavalitsuse koos või valla koostööpartner. Ja, aga seal minu arvates ei olnud kedagi nagu ära ei aetud ja ei olnud nagu seda kindlalt öeldud, et mina sain aru, et sinna võisid kõik minna, et ma täpsemalt ei oska kommenteerida seda. Täpselt kindlasti see, et kindlasti mitte kõik. Aga kas on veel? Ega see meil on rohkem teadmiseks, ega siin ei olegi rohkem midagi öelda. Kas on kellegi kas Raivil oleks veel koosolek selle päevakorrapunkti kohta küsimusi revisjoni komisjonile? Nii. Minul oleks ühesõnaga selle pika jutu lõpetuseks ikkagi siis ettepanek, et Aare olen jah, et lisada üks voli või see revisjoni komisjoni liige, et ma ei tea, siit äkki siis on vabatahtlik, annavad revisjoni komisjoni esimehele mingiks ajaks teada ja et järgmine, kui see mingi koosolek toimub, võiks olla üks liige juures. Aare, ma pean korra vabandama, aga me ei kuulnud midagi, meil täitsa hakkis kohe. Et revisjoni komisjon...
et minu ettepanek on see, et ikkagi lisada revisjonikomisjoni üks liige juurde ja äkki te siis volikogu liikmetest annaks määrata mingi tähtaega, et äkki on vabatahtlikke ja annaks siis revisjonikomisjoni esimehele teada oma soovist. Selge, kirja pandud. Ettepanek kirja pandud. Nii, kas me võime minna nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde? Et aitäh, Raivi, sulle veel kord ja nüüd informatsioon kava ja eelarvestrateegia muutmise vajadusest ja ettekandjaks on Kirsti Mau ja see on meil informatsiooniks. Nii, palun tule siia, et eeterisse tuleb siis Kirsti. Tere ka minu poolt. Et vastavalt siis arengukava ja eelarvestrateegia 2018 aasta korra järgi on siis kohustus teha kuidagi vallavalitsus sellised läägab. Kuidas palun? Et teie internet läägab seal või ühendus? Katsume kuidagi natuke parandada asja. Nüüd on parem. Jälle läks ära. Val tankib jah, teised on nagu OK, aga need on seal karjakesi mitme arvutiga, et peaks ühe arvuti jätma. Kas ülevaat ongi laegid? Nii, vaatame, kuidas. Tagasi. Vaatame, kuidas praegult on. Kas läks paremaks või? Ja, pisut on parem. Pisut on parem. Ja. Nii, aga üritame uuesti alustada siis. Nii. No me teeme alustan siis otsast pihta. Et teen siis kiire ülevaate arengukava eelarvestrateegia kohta, mis on siis 2019 aasta toimunud. Et kuna see on esmakordne, siis tegin ta Exceli tabelina, et kus on siis rahalised investeeringukava numbrid ja Wordi dokumendina, kus on siis natukene juttu ka, aga see tuleb nüüd konkreetselt ikkagi investeeringute kava tabeli järgi, et kõiki neid, mis investeeringute kavas sees pole, et nende kohta me ülevaadet ei tee. Ja tegelikult on see, et arengukava ja eelarvestrateegia kohta suurem ülevaade on majandusaasta aruandes, et mida siis volikogu hakkab kinnitama, mitte küll seekord, aga siis järgmistel kordadel. Ja ülevaade on siis selline, et alushariduse alla siis eelmine aasta teostati Pillerpallis töid Kasti ja Kivivigala lasteaias ja kogu maksumus on siis 1 243 055 eurot. Üldhariduses on teostatud töid summas 445 917 eurot. Kultuuris oli siis teostatud töid Vana-Vigala rahvamaja rekonstrueerimisega ja 18 427 eurot. Spordis on siis ujula ja spordikeskuse ehituseks kulunud 1,9 miljonit ligikaudu. Sotsiaalhooldekandes on Vigala hooldekodu, kus on siis rajatud puurkaev, lokaalne puhastaja torustik ja selle maksumus oli siis ligikaudu 16 000 eurot. Tervishoius on läinud siis rahastus Märjamaa esmatasandise tervisekeskuse projekteerimisele, mis on siis 10 456 eurot. Teede ja tänavate jaoks on kulutatud siis eelmine aasta või teostatud töid 338 700 eurot ligikaudu. Hajaasustusprogrammi raames on eelmisel aastal teostatud töid 59 euro kanti ja siis kaasav eelarve valla administratiivhoone
soojasõlm ja siis akente vahetus, et selle maksumus on siis 44 150 eurot. Et see on selline kiire kokkuvõte, et kogu siis 2019 aasta investeeringute kogu maksumus oli 4 069 368 eurot. Et minu poolt esialgu kõik. Kas on küsimusi või ettepanekuid? Ilju kiusab korra. No Ilju, palun. Ja, palun. Hei. Siin on nii tore visioon ja kui selle läbi nüüd luges, siis head transpordi ja liikumisvõimalus. Et kui 10 aastaga pole õnnestunud, kas järgmine 10 aastaga te loodate selle ära korraldada või peame läbi Rapla Tallinnas tööl käima, pluss 6 tundi sõitu, 3 tundi Raplasse, 3 tagasi rongiga, nii nagu Maanteeametist öeldi. Jah, hea küsimus. Kas visioonist välja see või on? Ja, et see on tõesti nagu visioonis on meil sees see transpordikorraldus. No loodame parimat. Aga Ott Valdmaga koostöös siis tasapisi hakkab edenema jälle, nii et me toimetame iganädaliselt selle, nii et loodame kõige paremat, jah. Rõõm kuulda, kui on vähemalt toimetamisigi. Vaata Ilju, see ongi see, et ega omavalitsus on väga raske seda saada, neid asju väga palju tänu ka sinule ja tänu vallale on tegelikult ikkagi väga palju asjale ka tagasi tulnud, et nii on paraku, aga keegi ei oska öelda, ühel hetkel enam võib-olla ükski buss ei sõida ja omavalitsusele ka teha midagi. Sõidavad, aga kurb on see, et rahvas kirjutab välja, aga elavad Määramaal Tallinnasse, et sellega tuleb meil tegeleda. See ei ole enam üldse naljakas. Jah. Tallinnas on ühistransport tasuta kohalikelt, sellepärast need suurem osa ju linnas töötab. Mis me vastu pakume nendele? Toetamist. Jah, aga kas on Kirstile veel selle päevakorrapunkti osas küsimusi? Ei ole, aga aitäh siis Kirstile informatsiooni eest ja läheme järgmise siis punkti juurde, alapunkti juurde, et volikogu liige Kristi Kivisil saatis küsimusi ja sellele vastab siis vallavanem Meelis Värisand on ka siis otse eetris, aga palun. Tere! Et me oleme siin kõik ühe arvuti taga, sest minu oma väga vilistab siin. Aga ma püüan siis nii palju vastuseid anda, kui mul neid anda on täna. Kõigepealt oli esimene punkt, mis puudutas lõpetajaid. Alustame kõige väiksemast, et Varbala koolis on siis küll 4 klassi ja 4. lõpetab 3 õpilast ja 2 nendest on kindlasti tulemas Märjamaa gümnaasiumi. Ja üks võimalus on, et üks laps läheb siis ka Rapla poole, kuna tal on lihtsalt kool Raplasse lähemal. Siis Valgus on lõpetajaid 4, kui nad on kõik lõpetamas ja praeguse hetkega gümnaasiumisse seal suundujaid ei ole, et kõik on minemas kutsekooli suunale. Üks on küll väike kahtlus veel sees, aga täpsed andmed nii selguvad augustis, et need on sellised orientiirnumbrid. Siis Kivi-Vigalas on lõpetajaid 6 ja direktori sõnul nende õpilased ka siirduvad kõik kutsekooli. Siis Vana-Vigalas on 2 9. klassi. Üks on see tavaklass 6 lõpetajaga ja teine on siis kasvuraskustega õpilaste klass 7 õpilasega ja sealt nende hulgas siis on tõesti, ütleme, 13 lõpetajast 10 ei ole tegelikult meie omavalitsuse õpilased. Kui me räägime siis sellest Märjamaa valla 3 õpilasest, siis 1 läheb Pärnu ühisgümnaasiumi ja 2 lähevad kutsekooli. Ja Märjamaa gümnaasiumil on lõpetajaid 39 ja esialgsetel andmetel peaks 28
tulema siis Märjamaa. Ülejäänud kas on kutsekooli või ka siis kaugemasse gümnaasiumisse. See on selline punkt, mis puudutab siis selle esimest punkti, kuhu siirduvad lõpetajad. Aga see on ikkagi, ütleme, et orienteerum, me ei saa öelda, et see 100% ka nii jääb. Siis oli, mis puudutas nüüd 10. klassi vastuvõttu, et siin toodi välja see volikogu protokoll, kus oli osadel liikmetel ettepanekuid, et muuta 10. klass või nendele tulijatele nagu atraktiivsemaks, et siin oli pakutud varianti, et näiteks Ago Kirsipuu tõi, et võiks reklaam olla jõulisem ja autojuhi lubade saamine oleks siis toetatud. No selle ettepaneku osas, et autojuhi lubade toetus on selles koolis nüüd olnud ilmselt juba mitu aastat, et sain ma aru, et 100 eurot on see teooriaõpetuse läbiviimise eest on toetus siis õpilasele, mille eest tema maksma ei pea. Siis on toodud siin veel, et mis puudutab siis Aaremüül ja Anneli Ülemaant on teinud ettepaneku, et Vana-Vigala TTK-ga rohkem koostööd arendada. Et ma arvan, see on nagu kindlasti ka üldplaani teema, mis puudutab uut õppeaastat, kus on võimalik sisse planeerida, kas siis erinevad projektid. Ilmselt iganädalane sõidutamine võib küll olla kuluka, aga koostöö on võimalik. Tean seda endast seda Kullamaa baasil, kus me projekti raames siis tegime õppepäevi Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskoolis. Ja õppesuundade rakendamine ja reklaam oli siis Otto Omari ettepanek, et eks see reklaamimist on muidugi takistanud pisut ka see eriolukord, et koolid ei saa ju osaleda nendel infomessidel, kuid oma sisemise ressursiga kindlasti Märjamaa gümnaasium saab läbi kodulehe, läbi Facebooki siis reklaami teha ka oma videoga, mis pidi olema nagu kavas ka 10. klasside poole pöördumisega, kus rakendatakse siis vilistlasi ja ka on direktor seal esinemas selles filmis üleskutsega tulla kooli õppima. Ja siis oli küsimus, kolmas küsimus oli selle dokumentatsiooni osas. Ja selles osas me arutasime siin ka läbi nende inimestega, kes vallavalitsuses on, täidavad haridusnõuniku osa täna, et meil on plaanis siiski alustada järelevalvet gümnaasiumis, mis oli algselt plaanis, tähendab märtsikuus, aga eriolukord kas selle edasi, siis meil on plaan alustada 1. juuni seisuga järelevalvet. Siis me anname ka tagasisidet, kuidas on olukord dokumentatsioon. Lühidalt kõik. Aitäh sulle, Meelis. Kas saan Meelisele küsimusi selles osas? Ago olen. Ja Ago, palun. Kuidas see mõte on, et see ühiselamu mõni tuba seal uues võimlahoones kohe ka välja kuulutada või see võimalus nagu välja öelda? Ühesõnaga reklaamida ja selles mõttes on ilmselt õigem ka täpsemalt spordikeskusega kokku leppida, et kui palju me seal koheselt võime neid kasutada. Ma arvan, et seda võiks kasutada küll seal reklaamimisel ka. See tegelikult annab võimaluse, et kaugemad õpilased saavad. Neil on kindlus, et neil on kuskil majutuda, et kui transport näiteks ju puudub. Ja teine küsimus, et kas see 100 eurot, mis see kursus nagu üldse maksab, mul pole praegust aimuud, see autojuhi lubade kursus, et... Ta peaks olema siuke ligilähedane sinna 600 juurde ilmselt, pluss võib-olla need argimaksud ka. Meil Kullamaal oli samamoodi, oli 100 eurot, maksti õpilaselt toetust selle autokooli läbimise eest. Vaadates, täna kuulates, kuidas riik nagu omavalitsustele raha täna vist 70 miljonit öeldi raadios maha, et ostke või mööblit, et ma teen ettepaneku see summa
tõsta vähemalt 50% sellest autokoolist. See on nagu igatepidi nagu tänapäeva nõuetele, et load on või ei ole, et seal on ikka väga suur vahe. No riigi toetusel on muidugi oma kindel suunitlus. Me räägime siis meie reservfondist ja nagu sellest, et vahet pole, kus see raha leitakse. See on ainult sel juhul võimalik, kui meil oma maksulaekumised ei väga suurde miinusesse, et me ise hoopis kärpima ei pea. No me leiame, kui me tahame seda. See on minu ettepanek. Nii, aitäh, Ago. Kas on kellegi veel küsimusi Meelisele? Mina kommenteeriks. Kes see kommenteerib? Ottomar. Kuna ma olen valgus 9. klassi klassijuhataja, siis eks ma ikka olen uurinud, kes kuhu edasi läheb, aga ega need eelistused tekivad alles kas augustis või viimase hetkel, et seda tegelikult praegu öelda on väga raske, kuhu lapsed edasi lähevad õppima, et nende jaoks on see olukord üldse väga uudne, et ei ole eksameid ega mitte midagi sellist, mis on tavapärane lõpetamine, et seda lihtsalt nüüd vaadata ja küsida, kuhu edasi lähed, seda nad ei tea veel. Seda on väga raske küsida, et kuhu edasi. Et seda praegu on võib-olla vara veel seda, kuigi peaks olema mingi mõte, aga tegelikult need tulevad väga tihti viimase hetkedel, et lähen kuhugi kas Märjamaale või kuhugi mujale, et see on paraku nii. Nii lihtsalt ei tule. Aitäh, Ottomar. Kristi täpsustaks kohe siin, et tavaliselt on olnud just nii, et siis kui alles hakatakse sellega tegelema seal juunikuus, siis öeldakse, et olete lootusetult hiljaks jäänud, et kõik õpilased on aprillikuus juba kõik oma valikud ära teinud, et siinkohal ikkagi peaks sellise esmase turunduse suutma ära teha, et nii nagu me oleme ka oma vigadest õppinud ja tegelikult volikogu on seda ka siin varasemalt välja öelnud, eks ju, et õpilasi tuleb ikkagi oma kodukoha kooli siis nii-öelda suunata ja samamoodi tutvustada neid võimalusi, mis oma kodukoha koolis on, aga praegu sellest kokkuvõttest, mis nüüd Meelis tegi siin, siis mul on küll pigem tunne, et mingit muutust hetkel ei ole, arvestades seda, et see gümnaasiumisse vastuvõtu taotluste voor on avatud juba 27. aprillist, et natuke ikkagi hiljaks jäädud selle koha pealt jälle. Aga võib-olla, Kristi, see on sinu arvamuse? Mis täpsemalt see, et 2 nädala pärast? Kuidas sa saad seda öelda, et sellega keegi ei ole mitte midagi teinud, et on sama seis, et seda kindlasti öelda ei saa ju? Ei, selles mõttes, et kui olid need ettepanekud, et meil juba need juhiload on, et rohkem me ei saa, seda me ei tee rohkem, eks ju, siis koostöö Vigala tehnika- ja teeninduskooliga ka, et kui seda pool aastat tagasi juba räägiti, selles suunas ei ole kuuldavasti ka läbirääkimisi veel alustatud, kas või majasiseselt, eks ju, ma ei tea, et kui juba oleks alustatud, siis oleks ju sellest ka praegusel hetkel juba tagasiside tulnud. Ei, absoluutselt, aga ma tahan seda lihtsalt öelda, kui Ottomar ütles 2 minutit tagasi, et isegi need ei suuda täna seda öelda, siis me ei saa kindlasti öelda, et see hiljaks on jäädud. Seda enam me peaksime praegu panema neile pähe selle mõtte, millised on need võimalused, miks ta peaks valima pigem Märjamaa kooli. Nii kaua, kui on näiteks sellel samal põhikooli õpetajal kontakt veel oma õpilasega. Kui see õpilane on saanud lõputunnistuse kätte, siis ta on juba täiesti vaba tegelikult. Et praegusel hetkel ongi just see, et me saame omalt poolt avaldada seda toetust ja tuua välja neid tugevusi, mis sellele õpilasele näiteks siin oma kodukoolis osaks saaksid. See ei ole see halvustus, on pigem nagu just toetav, eks ju. Ma lihtsalt paar täpsustust juurde ka, et ega ma nii süvitsi ei saa minna kellegi asutuse töösse, aga lihtsalt oma kooli või kogemust, et kõige parem reklaami on see klassijuhataja ja õpetaja, kes lapse ees on. Et kui nemad jätavad lapsesse ikka väga tugeva mulje, siis see laps ei naljalt ei vaheta seda kooli, et vahetuse mõte võib olla kas seotud sõpradega, et näiteks sõber läheb ära ja siis suudab mind ära veenda, lähen temaga kaasa. Et pigem sellised asjad. Pluss see, et igasugused koostööd on ju kindlasti kokku lepitud kooli tasandil juba septembris. See on üldtööplaani osa, et iga vastutav isik koolist teeb ju oma valdkonna üldtööplaanis ja ta näeb juba ette terveks õppeaastaks, kus on see reklaamikoht, millal minnakse kooli tutvustama teise kooli, millal minnakse messile, millal avatakse reklaamid kuskil lehes,
see on nagu terve kollektiivi töö terve aasta peale ja septembris peab see olema juba tavaliselt kinnitatud või isegi enne 1. septembrit. Ja eriolukord muidugi jah, seda tavapõhjust, tavareklaami muidugi natukene kahjustanud, aga see ei tähenda seda, et mitte midagi teha ei saa, aga interneti vahendusel, ma ütlen, üks hea reklaam oli kindlasti ka kevadel, toon välja siin selle interaktiivse tutipeo, mis tegelikult on ju läheb laiale ringile, mis annab reklaami ka väljaspoole Märjamaa valla. Enn tahtis midagi öelda, aga sul oli mikker kinni, et palun Enn. Ei, ma tegin lahti vahepeal juba, kuulete? Ja kuulen, nüüd räägib. Et oli juttu siin sellest meie kooli ja gümnaasiumi koostööst. Tegelikult oleme me Kallega sellest täitsa rääkinud, aga kogu see nii-öelda suhtlemise ja külaskäimise piirang ja oleme ausad, ka see Märjamaa gümnaasiumi sees olev olukord hetkel on nagu seda pärssinud päris parasjagu. Et kui see eriolukord veel ei olnud alanud koos oma KOV-iga, siis oli meil tegelikult üsnagi paika pandud juba, et kõigepealt tuleb juhtkond korra siia ja siis juba võib olla ka mingi õpetajate esindusega ja nii edasi, aga jälle ja viimati me rääkisime veel seda isegi, et kuna meie spordielu on siin selline, pehmelt öeldes tagasihoidlik koolis, et me võib olla juba selle spordihoone ja Märjamaa gümnaasiumi nii-öelda kehalise kasvatuse baasil teeme ka mõningaid tähendab selliseid koostöösid edaspidi mõtleme, et aga tõepoolest jah, praktiliste saavutusteni ei ole asi jõudnud, et kui poleks seda eriolukorda võimalik, et ka isegi oleks juba üht-teist päriselt läbi räägitud, aga nii ehk nii jääb see kõik järgmisse õppeaastasse, nii et tegelikult me oleme nagu Kallega selle teema juba omavahel üles võtnud, aga nii, et kellelegi raporteerida, jah, seal ei ole veel tulemusi ühti hetkel küll mitte. Aitäh, Enn. Nii, palun veel, kas on kellegi küsimusi Meelisele just selle kooli teemal? Mina, Aare, lihtsalt tahaksin jutu jätkuks öelda, et 2 käega toetan Ago ettepanekut, et seda võiks kaaluda vallavalitsuses ja see ilmselt ei ole väga suur raha seal abiturientidel, see natuke lubade toetust suurendada. Aitäh. Nii, paneme kirja selle ettepaneku. Nii, kas on kellelgi veel? Nii, aga siis on see punkt on vastatud ja ka nüüd informatsioon, et kas kellelgi on nüüd küsimusi, et siin on ka ametnikud meil olemas vastamiseks. Mul on küsimus. Ja, Ago. Kas need puuduvad ametnikud on nüüd leitud tikutulega või siis binokliga või? Ja kohe Meelis tuleb eetrisse. Et kahe ametniku osas on meil kokkulepe olemas. Haridusnõunik alustab 15. juunil, lastekaitsespetsialist 1. juunil, õigusnõunik annab selle nädala lõpuks lõpliku otsuse, kas ta asub sellele ametikohale ja see on ka siis tulemas kuskil 15. juuni või isegi natukene varem ja teedespetsialistiga on lõplik kohtumine veel neljapäevasel päeval, et ainukesena läks uuesti konkursile siis planeeringu või maakorraldusplaneering, jah, et sellel on uus konkurss välja kuulutatud ja üks avaldus on olemas ka juba tänaseks. Väga hea, aitäh. Nii, palun veel küsimusi. Tundub, aga siis ma annan ise nüüd informatsiooni, et võib-olla keegi tahab veel pärast tuleb midagi meelde küsida, et järgmine volikogu istung on siis 16. juunil ja loodame, et siis saame juba siis päris reaalselt ka kokku. Aga see selgub siin ikka kellaaegade üle, kuidas aeg läheb ja mis see koroona meiega siin teeb. Aga tänase pilguga on küll selline nägemus olemas. Nii et loodame kõige paremat, aga kui loomulikult midagi läheb teistmoodi jälle, et eriolukorra või täna on hädaolukord, kui tuleb jälle eriolukord, et siis loomulikult tuleb meil jälle otsuseid muuta.
Nii et ühesõnaga selline informatsioon siis järgmiseks korraks, aga see siis on juba, tuleb aja peale nagu. Ja Ats, palun. Kas vallavalitsus avalike ürituste korraldamise lubasid väljastab juba? Ta mõtled, tuleb. See on homme valitsuse teemaks on need asjad. Et praegu täna ei ole veel arutanud seda. Siis teede remont, et kas nüüd on kõik teed remonditud? No ei ole. Ott tuleb Eetrisse kohe. Ott on siin. Teede koha pealt on positiivne uudis see, et selles valdkonnas meil raha on palju. Et kuna riik annab meile väga palju raha, siis meil on väga palju raha. Meil on kuidagi moodi ära kulutada. See on väga... Aga selles mõttes, et teed ei ole korras ja teede olukord on kehva ja neid on vaja kõvasti parandada. Ma vaatasin, oli kokkuvõtte teinud, oli seal Lamforas oli näha nüüd sellest 70 000 kulutamisest, eks ole. Siis kui me sellise tempoga jätkame, siis me saame kõva protsendi vähem teid remontida, et arvestades, et 33% sellest kulutusest on olnud puhtalt ainult materjalitransport, siis nagu, see on siis sellise hinnaga, siis me tõesti saamegi oluliselt vähem teid korrastada. Et seda korraldust peaks nagu selles mõttes muutma, et need hinnad nagu väga ikkagi oluliselt põhjalikumalt üle vaatama. Selles mõttes ma selle transpordi osas on see küsimus, et meil kinnitasime seal kolm pakkujat transpordi oli siis kruusa peale veole, et kõige odavam pikemal maal oli tegelikult Lääne teede pakkumine oli kõige odavam pikal maal, aga me ei ole tegelikult nüüd ühe koorma vist ikkagi tellisime. Me tegelikult aprillikuus ei tellinud ühtegi koormat ja maikuus oleme ühe koorma tellinud ja nüüd, kuna Ago siin tellis ja siin on veel, kes on tellijaid, kuhu on vaja mingit töid teha, siis me tõenäoliselt see nädal ja järgmine nädal hakkame neid vaikselt jälle neid hooldusrahasid nii-öelda kulutama. No just, seal ongi küsimus selles, et need kaugema otsa veod, aga seal tuleks teine asi, mida jälgida, on ka koormate suurus, eks ole. Kui üks toob see kaugema veo hind on parem, eks ole, aga ta toob korraga 33 tonni, teine toob siin 25, eks ole, siis sealt tuleb nagu päris suur vahe sisse. Seda asja tuleks nagu ka jälgida just, et palju seda korraga tuuakse, et ta võib see sõit kui selline on odavam, aga lõppkokkuvõttes sa saad vähem materjali ja maksad rohkem raha. Seal oli ka teine küsimus, et minu teada Lääne teedel minu meelest oli, kui me ei eksi, kas tal oli kallim materjal äkki või? No, 30 senti tonn kallim, eks ole, aga lõppkokkuvõttes, kui sa 100 kilomeetri peale võtad nüüd see 33 tonni korruta nüüd 0,3-ga palju see veohinna vahe on, vedu on ka odavam, et siis lõppkokkuvõttes reaalselt, kui sa tahad 100 tonni saada valgusse lõigu peale, siis summa summarum tuleb Lääne teedel tuli ikkagi oluliselt odavam. Jah, et selles mõttes ma olen sellega nõus, ma kindlasti Lääne teedel tellin seda tööd ka, sellepärast... Küsimus ei ole Lääne teedes, vaid nagu selles mõttes, et kui siin nüüd nagu asjaks uuesti läheb, et need nagu võib-olla järgmine kord on Lääne teedel nagu hind nagu hoopis kallim, eks ole. Aga et need peaks nagu selles mõttes ennem nagu üle vaatama, kui kuskile keegi peale vedama hakkab. Ja see samane see kratsimine selle traktori taga teraga, see asi tuleks nagu ka täiesti välistada üleüldiselt üldse. Et see rikub siin need teed veel rohkem ära, kui need ennem olid. Mul on ka küsimus kohe. Nagu ma kuulsin, siis eelmine või see nädal on toodud üks kruusakoorem. Ma tunnen selle üle, kui siirast rõõmu, kui te järgmine nädal 2 toote, siis nüüd ma jälle rõõmustada, et äkki veaks ikka Esteloniga ja valmistuksid NATO tankid saaksid ka sõita meie teede peale. Aga vähemalt mul on hea meel, et sul hea meel selle üle on. No selle ühe koorma üle kohe, rõõmupisar tuleb silma. Tule kaasa. Äkki võtaksid jalad tagumiku alt välja ja ma soovitasin isegi Raivil, las veab 25 tundi ööpäevas. Ja kui me kurdame juba, nüüd on juba uus mure, et meil on raha nii palju teha.
no see teeb ikka ka südamehaigust. Aitäh, aga sul mures. Ilju küsib, et kuidas lõppes Mikul siis teede ülevaatamine, mis välja jäid komisjoni liikmete ettepanekutest. Ma pean silmas Vaimõisa Kännumäe teed, mis meie 4 talu kohta kindlasti oleks korras, aga et siin on ettevõtjad taga, seda me arutasime Mikuga. Kas need pildid ja asjad said tehtud ja kas on lootust ka mõni koorem siia peale saada? Me sõidame varsti mööda põlde. Mikk tegi mu kokkuvõtte, Mikk näitas meile seda kokkuvõtet, 2 tundi oli meil siin ülevaade ja see kokkuvõtte minu meelest materjalid, mis saatsime laiali ka äkki. Majanduskomisjon, Jaanikal on olemas, et kui on soov see ka volikogu liikmetele saata, siis Jaanika saab saata. Et selline info veel juurde, et me täna põhimõtteliselt saime Mikuga kokkuleppele, et Mikk tuleb meile käsunduslepinguga kuni uue teedespetsialisti tulekuni tuleb meil, aitab meid erinevaid töid teostada siin ja töid teostada, vaid siis nõustab meid ja aitab meid. Et ütleme nii, et meid on nagu vähe ja neid töid on hetkel nagu väga palju, eriti teedega ja kõige muuga, et selline info ka see juurde. Aga nii, ja Kristi on küsinud aukude lappimist, ta on täna välja jäänud, et mis seis sellega on, et palun sellele vastus. Et kuna Mikk meil tuleb, siis meil uuest nädalast, siis me tegelikult Mikuga tänasel rääkisime nendest aukude lappimise teemast ja ma panen esmase siis selle kattega teede hooldustööde töökirjelduse panen kokku ja uuel nädalal tõenäoliselt või selle nädalal veel saadan selle pakkumiskutse välja, et me saaksime pakkumised küsida ja siis valitsuses kinnitada. Eelmine nädal osaühing Üle käis Vigalas lappimas, et meil on nagu vald on nagu üks, aga kas see siis auto läks siin poole koormaga, läks nii-öelda koju tagasi, eks ole, siis Märjamaal ei olnud siis nagu midagi teha töid, et ma tean, et Vigalas sõitis mees, käis näitas näpuga, millist auku konkreetselt lappida. Ma võin vastupidi ka öelda, et me tegelikult lasime ju siin haldusosakonna brigaad meil ju tõi külmasfaldit ja pani väga palju auke siin Alevis kinni. See oli varasemalt jah, aga ma ütlen, et eelmine nädal läks auto pooliku tühja koormaga 4 tonni veel auto peale, et Vigalas ei olnud seda kuskile maha panna, et Märjamaa kaudu sõitis tagasi, et kas siis nagu ei oleks saanud siis meil siingi Välja tänavat korda teha, mis välja jäi. Meil ei olnud seda infot esiteks number 1 ja teine asi on see, et kuna Vigala on ikkagi üsna väike, siis nende nagu piirmäärad jäävad, ütleme nii, et maht on väike ja see jääb ja need piirmäärad on madalad. Et kui me telliksime siin auto siia Märjamaale, siis ta kindlasti läheb meil üle mingisuguse teatud piirmäärase summa ja sellisel juhul me võime lihtsalt mingi hetk tuleb arve ja siis selgub, et me oleme hankekorda rikkunud, et kuna Märjamaa vald on nii suur, siis lihtsalt meil need piirmäärad on madalad ja Vigala osavald on väike ja piirmäärad nende jaoks tulevad nii-öelda, on kaugemad. Mina Aare tahaks kohe küsida, et kas siis, kui me siin jaanuarist märtsini vedasime 70 000 eest siin peale siin, et kas siis me ei rikkunud hanke piirmäärasid või? Põhimõtteliselt me natuke rikkusime, sellepärast, et meil on piirmääraks on 60 pluss käibemaks, ehk siis 72 000 on meil piiriks 3 pakkumise puhul, aga meil läks natukene rohkem, et läks äkki 76 või. Et sealt natuke rikkusime, aga see selgus meil siis nagu tagantjärgi jällegi. Ja siis teine teema, et äkki sa Ott oleksid hea 2-3 sõnaga siis seda Miku kokkuvõtet siin, et see nendest praegustest töödest, mis siin olid, et äkki siis räägiksid? Miku kokkuvõte oli selline, millega tegelikult vist enam kõik nõustused ka, et pooltel teedel, kus käidi, teekattematerjali pole, et on ainult teepõhjad
ei olegi võimalik neid hööveldada, nendele teedele ei võimalik kallet anda. Et ainuke asi, mis seal nagu aitaks, oleks nagu massiline pealevedu teedele, kruusa pealevedu. Number 1. Number 2 on see, et erinevatel teehooldajatel, höövlite juhtidel ja höövlitel oli erinev käekiri, et Shakeril oli käekiri selline, et kui tema oma tööd tegi, siis tema lükkas tegelikult need vallid maha ja kui ta lükkas maha, siis ta lükkas sealt ka nii-öelda osa kruusast valli ära. Aga teistpidi ka nii, et kui ta seda, ma ei tea, kas tal tagumine tera, kas kivikamme, mis tal seal oli taga, igal juhul oli nii, et tal olid väiksed sellised, jättis sellise kruusase valli, aga jättis sellise kivise valli, et kivikammiga väiksed kivid jäid tee äärde, et mingisugused pisikesed vallid nagu tekkisid sinna äärde. Siis lääneteedel muidu olukord oli enam-vähem hea, aga siin võib-olla Priit täpsustab, mis probleemid seal oli, et lääneteedega, aga laaseri puidul oli, mis probleemid tal olid. Tal oli nüüd see küsimus, et tema tõmbas meil äärest, tõmbas valli tagasi nii palju, kui võimalik oli tee peale. Aga siis tekkis selline asi, et kuskil pool meetrit, kuidas ütlen, et ta tekitas sellise asja, et ta tõi mättaid, ka mullast materjali tõi tee peale, aga ta andis nagu selle nagu kalde ja sinna tekkisid ka mingisugused kivised read jäid niimoodi tee äärde. Tekkisid kivimaterjaliga ja sellise mullaga. Ja sellega siis see tekitas nagu väga suurt nagu pahameelt meil elanikes mõnes kohas, et ka eile tuli mulle näiteks kõne Konuvere Kootsi teelt näiteks, aga selles mõttes see käekiri oli selline. Ma ei tea, Priit, räägid äkki lääneteedest? No kui lääneteede kohta küsimus oli, et kõige kurvem konstanteering on see, et probleem on igal pool kaadrites. Need on üksikud mehed läbi aastate, kes nende kitsaste teede peal suudavad nagu tõeliselt head tööd teha ja ütleme, lääneteedega kõige suurem mure oli nagu selles, et kuigi maksti ju seekord tunnitasu alusel, et ta greider sõitis esiteks ebaadekvaatselt kiiresti ehk seal valdavalt 8–9 kilomeetrit tunnis, et kui siin Varren laseb keskmiselt 5-ga ja tulemus on nagu näha, et kõige nukram värk oli see, et kui Varren on siin 1,5 aastat seda kuskil 3–4% kallet ehitanud, siis osad teed sõideti jälle lihtsalt lapikuks, et enne jooksis vesi maha, enam ei jookse. Selliseid väiksemaid asju, et augud lõpuni välja lükkamata või et korralik Caterpillari öövel, võib-olla tagatera oli tal kehvem kui nüüd Varreni oma, seal reguleerimisvõimalusi ei olnud ka nii palju, aga kõik on nagu meestes kinni ja see on tõepoolest ühelt poolt on õige, et seda tööd on ka keeruline teha, kui teedel on vähe materjali, nii et selles suhtes kõik see nagu lisaraha, kui siin riik on öelnud, et ehitame mustkatteid, et meil ka Osavalla kogus oli juttu, et põhirõhu paneks ikkagi kruusa peale vedamisele, et üleüldse oleks kuskil võimalik kreiderdada, oleks võimalik sõita esimeses järjekorras. Vähemalt Vigala osas nagu kruusa peale vedu on nagu prioriteet number 1 ja oleks neid oskajaid mehi nagu rohkem. Lühidalt kõik. Kas on veel küsimusi? No, kui nüüd raha on nii palju, et kui palju nüüd mustkatte alla siis läheb? Mustkatte alla, et investeeringuhange on siin väljas, kui me ei eksi, kas 8. juuni on pakkumiste esitamise tähtajaks, on 3 hanke osa, esimesed 2 hanke osad on meie kruusateed, 3. on siis pindamine. Pindamise maht on meil toodud välja tegelikult teedena, aga ma lisasin sinna 50% tellija reservi, millega me saame täiendavalt töid tellida ja panin ka protsendi, et on võimalik veel täiendavalt 300% pindamistöid siis nii-öelda tellida, kui nii-öelda see pakkuja on sellega nõus, et see 300% on see, et kui nemad on nõus ja meie oleme nõus tellima, et see hind on meie jaoks sobiv ja nemad saavad seda teostada. Ja see ongi sellepärast sinna pandud, et kuna meil oli teada, et see riigi raha võib tulla, et me saame siis seda
hankes on meil siis sees, et olemasolevad teed kokku on 18 000 ruutmeetrit, 50% juurde, siis kokku on 27 000 ja siis selle korrutame omakorda veel siis 3-ga, siis on meil täiendav maht, nii et siis tegelikult seda nagu mahuvõimekust meil on, et ja raha peaks ka selleks nagu jätkuma. Aga see on nüüd pindamine nüüd olemasolevate mustkatete või siis kruusateede mustkatele viimiseks? Ma hankes küsisin ka 1,5-kordse pindamise hinna ja seda 1,5-kordset pindamist tahaks me ikkagi teha olemasolevate, tahaks need aleviteed üle käia, mis meil hakkavad läbi saama. Et see oleks sellisel juhul nagu olemasolevate teede pindamine oleks meil 1,5-kordsega, mis hinda me samuti hankel küsime. Aga nüüd ütleme kruusateed mustkatte alla viimiseks? Jah, need on need olemasolevad teed, mis selle kirja said, pluss me saame tegelikult tellida nii 1,5-kordset pluss siis 2,5-kordset, me saame nagu igast asju teha igal pool. Küsimus, ütle ruutmeetri tasemel mõni kilomeeter ka, see on nagu maainimesel selge. No 18 000, 3,5 meetrit on keskmine, mis ta siis tuleb. 6 kilomeetrit. Jah. 6 kilomeetrit. Seal on... Korrutad 3-ga. Kui raha oli 3 korda rohkem, siis korruta 3-ga. 18 kilomeetrit. No tegelikult 300%, siis on äkki isegi 4-ga korrutada. No räägime sellest sügisel ikkagi. Nii, aga Aarel oli kuskil käsi püsti või? Jah, ma tahaks veel küsida sellist asja, et nüüd seesamane kruusateede profileerimine, et kas nüüd on rahad välja makstud tööde tegijatele või veel mitte või? Noh, Shaker teed ongi nagu väga pahane mu peale, et miks ma ei ole seda allkirjastanud, et mitu korda helistanud juba. Ja tegelikult mul oli plaan see täna need asjad siis niimoodi läbi rääkida veel Priiduga ja Mikuga ja siis niimoodi kokku leppida, mis siis tegelikult saab, et nad tegelikult kõik ootavad, et me selle akti allkirjastaksime, et me saaks seda oma arved esitada. Shaker tegelikult on juba arve ära teinud ja see on mul lausa e-arvete keskuses üleval, aga ma ei ole veel akti allkirjastanud, et kui ma räägin peale nagu volikogu, räägin veel Priiduga need küsimused läbi. Jah, et ma just sellepärast seda küsin, et kui siin Priit ütleb et need tööd ei ole kõik kvaliteetselt tehtud, et kas me siis, mis me siis teeme, et maksame ikka kõik täismahu järgi välja või siin, et mingid Miku siin on vajaka jäämised või mis siis nagu saab, et sellisel juhul see Miku nagu läbisõit ja talle see maksmine on täiesti mõttetu. Tegelikult oleks sellele tulnud nagu reageerida kohe tööde käigus, kui meil ikkagi seal materjali ei ole, mida ööveldada, siis ei ole mõtet seda ööblitundi sinna raisata, et siis tulebki kohe see tee võtta ja sinna peale vedada. Praegu me maksame selle ööblitunnid asjad kinni, tulemust meil tegelikult ei ole ja ikka hakkame peale vedama. Aitäh! No võib ma sekkun sellesse jutuvestlusesse, kuulate mind või? Ja kuuleme, jah. Küsimus ongi selles, et eks erinevatel ööblimeestel on olnud erinevad need käekirjad tõepoolest, et mis me selle valliga siis seal tee ääres teeme, et kui me lükkame ta kraavi, siis ei saa ju teid niita ja enamasti need kaua moodustunud vallid sisaldavad kruusa. Et see on ainuke võimalus teda natuke tee peale tuua, aga sa saa 1 aastaga seda tuua, siis tood ju selle poriga koos ja see muutub läbimatuks see tee. Siiski see on ikkagi õigesti ööveldamine, valli peale laotamine. Noh, õnneks seda tuleks teha niimoodi, kui on kuiperiood tuleb, et siis see mätas rohi kuivab ära ja see kruus jääb tee peale ja tavaliselt tuumuse viib vesi kõrvale. Ja mille arvelt sa olematult tee peale siis seda profiili moodustad. See ongi ainult selle valli kõrvalt, sest tee peal enam midagi ei ole. Et ütleme, seda ei saaks öelda, et see päris mõttetu nüüd see kreiderdamine on, aga see on muidugi üks tohutu masina lõhkumine, et ma teen ise seda töid ja enamasti ma ise tegingi need teed, et see on õuduskuubis tegelikult, et ütleme, kui seal Valgu kandis oli veel mingisugust materjali teedel peal, siis ütleme see Kasti ja Arvole piirkond välja arvatud mõned lõigud, mis on nüüd investeeringutega tehtud, ütleme. Et noh,
selles mõttes olukord on ikka eriti hull, et ega me ei ole ju 20 ja 30 aastat osadele teedel ju mitte midagi peale vedanud ka, et vaatame tõele näkku, et eks me nüüd peame hakkama kuskilt otsast peale. Et noh, see minu kommentaar. Selles mõttes, et nüüd sa, Raivi, peaks ise ka aru saama, et see tagateraga kratsimine, et see teeb selle asja veel hullemaks seal, et kui taga ikkagi laotavat tera ei ole, siis selles mõttes, noh, ma käisin seda Mullamaa teed sõitmas läbi, mis asi seal toimunud on. Seal nagu esimese hooga jääb, nagu keegi oleks kopaga lihtsalt võtnud mingid lõuatäied teest ära, et seal on nagu sellist nagu jama korraldatud. Et ei, oota mees selles mõttes, et ma käisin kõik need, minul tegi see Roop seda, ütleme, neid auke tõmbas täis, kuna tal on reverse kirjas, ta tegi abistavaid töid. Ja ma tegin kõik need tegelikult teeöövliga üle ja ühesõnaga, aga lihtsalt võttis minu aega kokku, aga see summa summarum vallale rohkem maksma läinud, lihtsalt ma oleks pidanud siis kauem nagu tegema öövliga, et selles suhtes täna on ikkagi need abistavad tööd. Ma lihtsalt jõudsin oma tööd kiiremini valmis. Niigi ma olen natuke jäin jänni selles mõttes, et ma ei teadnud, et see asi nii hull on, et ma läksin juba nagu tähtaegadest üle juba maikuusteks. Kas siis, ma küsin Raivi kohe juurde, et kas siis see, mis see Roop seal ees tegi, see läheb kõik öövli tööhinna sisse, et see 65, et selle eest eraldi sina arvet nagu vallale ei tee? Ei, sest et saad aru, kui ma teen ühe töökäigu ennem selle Roobiga ära, tekitan mingisuguse profiili, siis ma saan öövliga nii-öelda kiiremini selle teha ära ja ütleme, see on efektiivne selles suhtes, et võib-olla mõni üksik tee jäi selliselt nüüd ainult Roobiga, sest seal ei olnud mitte midagi teha, ainult suured kivid, et ütleme, aga lõviosa on kõik nagu ütleme tehtud ja ega ei käinud ta üldse ka igal pool, ta tegi ainult mõnes kohas. Ei, no kui see hinna sees on, siis ütleme selles öövlinna sees, siis on nagu arusaadav, aga muidu kui seda hinnakirja vaadata, et öövel on meil, ütleme, see on see 65 ja 45 on traktor, ja ta teeb, mõlemad peavad ikkagi lõppkokkuvõttes üle käima, et siis nagu sellel asjal, noh. No siis vaatame seda ka, millega keegi tegi, näiteks Lääneteed mina küll ei tea, aga minust, kui ta selle uue Caterpilli vägeva ööbliga tegi, siis seal kivikammi üldse polegi ju. Et selles suhtes on, ta teeb ühe operatsiooni ainult täna. Et siis me küsime ka, et kas me saame seda tulemust, et tal kivikammi pole ju, et kui mina toon, eks ole, valli vasakult paremale tee peale ja viin selle valli tagasi, kivid ja asjad ja laotan sealt ja pudistan selle kruusa välja, mis seal on, aga tema seda ju ei saanud teha. Et siis on vajalegi, mul on 2 tera, temal 1 tera. Mina seda Caterpillarit ei näinud, aga ühesõnaga tal oli osadel kitsamatel teedel oli küll teemat, et teepeenrale oli peenet kildu sattunud, aga igal juhul, kus oli suuremad kivid, need olid kõik piki teepeenra äärt ära laotatud, nii et põhimõtteliselt milline see tal täpselt välja nägi, aga see toimis nagu varasemalt. Aga probleem oli selles, et tal ei olnud tagateral piisavat kallet ja ta ühesõnaga, mis tera ette lõikas 4%, siis tagateraga tõmbas uuesti maha, mis on nagu jama täiesti. Tegelikult on niimoodi, et ta tegi viimase operatsiooni, lükkab kivid tee pealt ära, mis on nagu täiendav lüke, et ühesõnaga ta peab tegema 3 töökäiku, et saada kivid pealt ära, et tegelikult tal ei olnud seda kammi, aga ma ei taha kedagi halvustada, et saab väga hästi sedasi ka teha, aga no lihtsalt materjali ei ole tee peal. Selles suhtes ta ei teinud 3 käiku, enamiku teid ta tegi 1 käiguga edasi-tagasi ja põhimõtteliselt kivid olid tee ääres juba. Mismoodi ta tegi, mina teda tööl ei näinud. No kiiresti pead tegema, siis kivi lendabki tee äärde, et see kiirus tulebki sellest, et sa peadki siis nagu 10 kilomeetrit tunnis, siis viskab suure kivi ära tee peal. No seal on vahe ka kas 10-tonnine või 18-tonnine öövel, eks selles mõttes seal tuleb ka kiiruse vahet, et aga siis selle pealeveo pealt, kui nüüd seda kruusa pealevedu tellida, siis sellisel juhul oleks siin nagu mõistlik äkki ikkagi tõesti kaaluda seda, et tellida kreiderdamine, sest täna on meil siin kas või siin Märjamaalgi Taital Trans, kes vanniga tõmbab selle juba esmase kihi tõmbab tee peale laiali, suudab poolaagisega vedada ja toob ka 33 tonni korraga tee peale, et oleks mõistlikum vast äkki seda lahendust kasutada, et saaks nagu rohkem teid katte alla. No vanniga see hind on oluliselt parem. Vanni hind on küll hea, aga selles mõttes, et meil on elektriliinid ja asjad, neid on hästi tihedalt ja vanniga on seda laotada suht raske, et noh.
saab, aga meie kitsaste teede puhul on seda ülikeeruline teha. Aga no ega seal ei ole vahet, mis hinnaga keegi teeb. Parim hind ju selgub pakkumisel, vähem pakkumisel. Ja hind on minu arvates, kas ruutmeetri hind oli seal hoopiski, nii et ega seal ei ole vahet, kes kuidas teeb, et odavam võidab. Ja selles suhtes segan siin vahele, et selle moega praegu tänasel viimasel suvisel hankel on ruutmeetri hind, aga see, mis sa Raivi siin talvotsa peale vedasid, see tegelikult ei ole seal tonni, ei ole seal on tonni hind pluss siis veel kilomeetri hind, et ausalt öelda ise ka transpordiga tegeledes, et kui sa saad veel siukse hinnaga kuhugi tööd, siis paku mulle ka, ma annan 15% sulle ja ma olen ka väga või sees, et €30 kilomeeter tänasel hetkel saada on ikkagi väga hea, see on 0,1 tonn kilomeeter on ju sinu koormatega, et täna sõidetakse 0,07, 0,08 on väga-väga hea hind. Ma, Aare, ütlen sulle seda ka, et ma ööveldasin need teed kõik üle, mul on sellel autol kõhualune tera. Ma ei küsinud valla käest mitte üks kopik selle eest. Tegin ennem pealevedu alused ja ma ei teinud niimoodi, et ma ühe lõigu ainult tegin, et kuhu ma kruusa panin. Ma käisin need lõigud kõik üle. See oli kokkulepe ja sellest see hind tulebki, et ma tegin sisuliselt pärast tegi mingi arvestuse, oli 120 kilomeetrit talvel hädatöid, see oli niisugused olukorrad, kus koolibuss jäi juba keset teed kinni. Ma ootasin öökülma, et saaks esimese kihi peale viia. Et post seisis seal taga nurtus kuskil. Ja see, et see hind kujuneb, läheb kalliks, ongi see, et veomaa on pikk. Aga ütle mulle ühte materjali, mida sa saad talvel laotada. See peab olema ilma savita ja normaalne kruus. Suvel võid kõiki asju sinna peale vedada. Küsimus on selles, et talvel üldse tööd teha saad, peab olema normaalne materjal ja seda lähemal ei ole. See positsioon 6 sealt pajakast on siis nagu väga hea materjal või? Absoluutselt. Maailma parim. Selles mõttes, et tõesti mina tahaks seda laboripaberit näha, et kus on reaalselt sealt sellest hunnikust võetud materjal ja siis võtaks sealt kõrvale Kaubalu karjäärist täpselt sama positsioon 6 ja paneks need asjad võrdlusesse ja siis me saaks nagu tulemuse ka, et missugune materjal nüüd siis positsioon 6 õige siis lõpuks on. No see selleks. Ma olen Kaubalu karjäärist ka käinud ja ma tean täpselt, mis materjal seal on ja samamoodi on selleks katseprotokollid ja meil on ju spetsialistid, kes saavad seda ju hinnata, ütleme, karjäärides ja vaadata, mis materjalidel on tegu ja teine asi on see ka, mida ma olen kogu aeg rääkinud, et valla esindaja peaks võtma ka selle materjali, ütleme siis ennem pealevedu sealt hunnikust, kuigi teeseadus nõuab seda tee pealt võtmist. Aga igal juhul tasuks vaadata lähtehunnikust, mis asjaga tegemist on. Nii, kas me selle teede osas saame nüüd joone alla tõmmata? Aivar tahab pärast saada. Kas kui tee osas rohkem küsimusi ei ole, et siis palun, Aivar, sa tahtsid võtta sõna, küsida midagi, palun. See teema oli nii ilus ja tore kuulata. Ma räägin ka. Mina teeks tee puhul nagu sellise teema, et viiks nagu materjali ja tee hoolde lahku. Seda rääkisid Raiv ise ka. Aga see selleks, et mul on nagu selline teema, et nüüd see suur karantiini hooaeg on pandud siin igasugu nagu piiranguid ja selles mõttes need piirangud nagu reaalselt on nagu ettevõtete majandusega. Et teisest otsast me nagu ei saagi nagu sellest aru, me räägime seda, et meil on 1,2 miljonit nagu raha täna teede peale laiali jõudnud ja nii edasi. Mina nagu ütleks seda, et seda tuleb teha, aga teisest küljest on ka nagu see teema, et eks me kõik oleme nagu maksumaksjad, ühel hetkel kõik need pudrumäed tuleb nagu kinni maksta. Ja selles mõttes minul oleks nagu selles osas ettepanek, et näiteks sügise poole, ma ei tea, kas siis koostöös MEP-uga või kuidas, et võiks korra nagu võim ka nagu, ma ei tea, saada kokku või külastada näiteks ettevõtteid.
kuidas nad selekteeritakse või kuidas nende ettevõtetega nagu suheldakse või räägitakse. Aga ma ise nagu mõtlen, et selle asja nagu üks väljund peale selle nagu olukorrale vaatamise võiks olla ka selles mõttes ka mingisugune sisend valla uuele planeering. Et me nagu siin ka täna näiteks juba uut planeeringut tehes nähku lõika selliste planeeringualadega, kus me peame hakkama hirmesti vaevlema mingite detailplaneeringutega nii edasi. Ja selles osas mina nagu kutsuks üles planeeringu koostamise juures nagu julmalt kohati ka üle sõitma maakonna planeering. Ega mul muud jääb. Aitäh, Aivar! Ja mina Aare täiesti toetan Aivari ettepanekut, et tegelikult meie eelmine vallavanem lubas ka oma kohe alguses, et hakkab siin ettevõtjatega, siin kohalike ettevõtjate muresid kuulama ja nendega kohtuma, aga minu meelest sennani vist need asjad ei jõudnud, et seda võiks tegelikult küll jah, sest ikkagi ettevõtjad on need, kes annavad rahvale raha ja sealt tuleb ka meile see on maksumaksjad. Aitäh. Aitäh sulle, Aare. Kas kellelgi on veel muresi informatsioonipunktis? Lasteaed Pillerpall. Et seal käis nüüd eelmine nädal komisjon, et kuidas siis selle komisjoni kokkuvõte siis sellest olukorrast seal on ja mis sellega edasi saab? Nii, eetrisse tuleb Ott. Kui teedega oli olukord kehva, aga raha oli nagu palju, siis Pillerpalliga on vist olukord teistpidi, et raha kõik on makstud, aga olukord ei ole väga hea. Et kokkuvõte on selline, et pikk nimekiri täiendavatest töödest, mis nad peavad teostama siin jaanipäevaks, on nüüd järelevalve poolt kirja pandud, et volikogust oli seal Aaremüül, oli seal, minu meelest sai ta ka meili selle kohta ja ma saatsin ka täiendavalt märkused, mis ma ise nagu, mis ma seal Exceli tabelis, mis me tegime, et mis seal nagu me otsustasime. Et igal juhul see on ringluses ja järgmine küsimus siis tegelikult on, mis on meil kokku lepitud, vaid et juhatuse liige siis Erik Liiv, temalt ma põhimõtteliselt sain sellise põhimõttelise nõusoleku selle kohta, et nad on nõus sellega, et me tellime põhimõtteliselt ehitisauditi sinna. Aga nad on nõus ka selle eest maksma, kui seal vigu tehakse või vigu leitakse seal. Me selle ehitisauditi tellime peale seda, kui nad on kõik need vaegtööd, mis seal nagu jäänud on, likvideerivad, ehk siis kui nad ikkagi ühesõnaga peale jaanipäeva me saame selle tellida ja selle hulgas tegelikult on ka siis elektritööde audit. Nad on nõus, aga see nõusolek oli selline tingimuslik, et nad on siis nõus, kui ükski vallavalitsus mingisugune teenistuja ei ole kuidagi moodi hõimlane või ehk siis see teostaja, kes seal on, et see ei ole kuidagi moodi hõimluses siin vallavalitsuse teenistujatega. Selline tingimus nagu oli, ma selle saatsin ka siin valitsuse liikmetele laiali, et selline tingimus neil oli, et nad ei taha küll, eks ju seda, me ei pea nendega, nemad ei dikteeri meil ette, aga samas nad tahavad seda, et kuidagi moodi oleks ta siis sõltumatum. Et selline oli siis nii-öelda nende poolne tingimus, aga me võime alati ka niimoodi teha, et me lihtsalt tellime selle julmalt, aga siis võib juhtuda nii, et me peame selle ise kinni maksma. Alati muidugi, kui ma Sule Kuumeistriga rääkisin, siis Sule Kuumeistri arvamus oli selline, et kui sealt vigu leitakse, siis on meil igal juhul õigus nõuda ehitajalt, töövõtjalt selle kinnimaksmist, aga
pigem ma ei tahaks pikki juriidilisi vaidlusi, vaid tahaks nii, et see lasteaed saaks korda. Ja ma ei tahaks tegelikult pikkadesse vaidlustesse nagu laskuda. Selles mõttes, et see, kas sealt midagi leitakse, see sõltub nagu auditi tegijast, et tegelikult leitakse alati midagi. Et kas sealt kui leitakse, et see ei ole seal nagu küsimus üldse. No ilmselt siis küsimus on selles ka puuduste tõsiduses, et ilmselgelt tegemist oli vana hoonega ja meil oli sees seina värvimine hankes, meil ei olnud sees seina sirgeks ajamine, et see võib-olla ei ole küsimus, aga kui leitakse kindlasti midagi tõsisemat, siis ma arvan, et see ei ole üldse küsimus, et ilmselt Eviko need tööd teostab seejuures. Kas köögipõrand siis võetakse uuesti üles ja pannakse toru sisse või? Küttetoru sinna? Ei saanud küsimusest aru. Seal oli nagu üks probleem oli see, et ühte ruumi jäi põrandaküttetoru maasse panemata, et kas siis see nagu asi aetakse ka projektiga kooskõlla või? See on täiesti uus info minu jaoks, et kuskil ei põrandakütte paigaldamata. Jah. Et kus see info pärineb? Mõtlen, kus see nüüd tuli. See on juba ikka päris tükki aega tagasi vanune info. Kes sellega... No võib-olla see polegi oluline, aga võib-olla oluline on see, et kus kohas see ei tegemata, sest seda saab kontrollida, sest tegelikult siin oli ka selline kahtlustus ju esitatud, et meil jäi hüdroisolatsioon WC-des tegemata. Kui me seal koos käisime, meil oli väga suur esindus, eks ju, siis selle küll ehitusjärelevalve ja ehitaja lükkasid ümber, et see tegemata jäi põrandal vähemalt, et selle pealt lükkasid ümber. Ma tean, et Aare küsis neid pilte, ma ei tea, kas Aare on need pildid saanud? Ei ole saanud, ma küsisin neid pilte ka või äkki septembrikuuses, kirjutasin, saatsin kõigile seal kes seal ehituskomisjonis olid, aga siiamaani neid saanud ei ole. Selge see, et järelevalve lükkab selle ümber ja ehitaja lükkab selle ümber, sest see on otseselt nende ämber, on ju. Aga nii palju kui nagu mina mäletan nendest koosolekutest ja mida rääkisid ka seal need kohalikud töömehed seal, et siis seal seda ei ole, seda hüdroisolatsiooni osades rühmades. Aga see ongi täpselt nii, et pilte ma ei ole saanud ja ilmselt neid ei tulegi. Ja see köögipõranda osas, seal oli see asi, et ma võin natukene seda juttu täiendada. Seal jäi see köögipõrand, jäi põrandaküte panemata, aga see jäi vist tänu sellele panemata, et see hange läks nagu seal alguses projektis oli, aga vist see läks nagu üle piiride ja siis me selle järgmiseks hankeks sai tehtud neid korrektuure ja minu meelest siis see põrandaküte jäi välja seal. Köögipõrandaküte, et lihtsalt hinda madalamaks saada. Äkki oli see nii? Aitäh, Aare, sulle. Kas on veel informatsioonipunktis küsimusi? Lihtsalt kommentaariks nii palju siia lisan, et kui meil on, ütleme, ehitusjärelevalve, kui meil on veel omapoolne järelevalve, et kuidas meil kõik niimoodi läheb, et me ei suuda hallata neid väikseid summasid ja kontrollida, mis meil tehakse, et midagi on mäda nagu. Et kui ma siis alustame sellest, et minu hinnangul oli peamine probleem selles, et kui see hange välja kuulutati, siis selline pakkumuse, detailne pakkumuse vorm Excelis koos mahtudega, et sellist asja ei olnud. Et kui need koosolekud ja töid akteeriti, siis need akteeriti niimoodi kokkuleppel, et see oli nagu Tiiu jaoks ja see oli kõigi osapoolte jaoks oli see nagu suur täiendav töö, et sa lepid kokku protsente mingisugustest töödest.
ja see tegelikult võimaldas tegelikult meid siis, kus ütlen siis, ütleme, et me ei olnud väga hästi nagu valgustatud, mis see nagu tegelik seis on, kas kui palju tegelikult töid tehtud on, kui palju tegelikult ruutmeetrid kuskil mingeid asju tehti, et lihtsalt lepiti. See hankedokumentatsioon minu hinnangul ei olnud nagu väga hea. Ja kui sul, ja nüüd kõige probleemid tegelikult algavadki sellest, kui sul on hankedokumentatsioon ei ole hea, siis see läheb kuni lepingu lõppemiseni. Need probleemid kanduvad ja tegelikult see kõik see lisatöö, kõik see täiendav koormus, mis TIU tegelikult sai, et oleks need dokumendid olnud paremad, oleks see töö olnud natukene lihtsam, et see täiendav koormus tänu nendele tegelikult oli töötundidest nagu avaldus. Aga me arvan, me oleme kõik nagu, me oleme arenev organisatsioon, et me kindlasti teeme neid asju nagu paremini. Teine asi see, et meil isikud ju vahetusid, et meil on väga palju isikute vahetusi olnud siin. Et Triin seda alustas, Triin oli see, kes seal juures oli, siis läks Triin ära, siis jäi TIU üksi, ma ei saa öelda üksi, eks ju, TIU ja Ülo. Ja siis meil tegelikult TIU läks ju lõpust ära, aga ta meil jäi ikkagi nagu projektijuhiks. Et siis tulin mina, kus TIU-ga oli mingi hetk ja siis lõpuks oligi nii, et ja siis lõpuks käis meil Fred seal paaril koosolekul, nii et ka isikute vahetusi oli, et see ei ole nagu ka hea, kui isikud vahetuvad sellise suure ehituse juures ja eriti kui tegemist on Evikoga, et selline järeldus ka. Aga ka järelevalve, ütleme nii, et kus ma siis ütlen, kus ma siis viisakalt ütlen, et oleks võib-olla oleks pidanud tellima ikkagi sellise asja sisse, et meil on nagu ehitusjuhtimine koos järelevalvega, et oleks võinud sellist teenust sisse osta, et antud juhul me ostsime järelevalve teenuse sisse, aga meil ehitusjuhtimist kui sellist sealt poolt ei tulnud ja see võib-olla oli selline puudujääk ja tegelikult oligi nii, et me pidime ise nagu selle eest hea seisma, et see ei olnud ka väga hea lahendus. Korra mul see teede asi, et kui see pindamine nüüd uute katete, uute lõikude mustkatte alla viimine, eks ole, siis seal nagu on võimalik jälle üks suur ämber, et kas sinna veetakse sinna pindamiskihi alla 10 senti peale, veetakse sinna 40 senti peale. See on päris suur vahe ja sellest sõltub päris palju see lõigu pikkus, eks ole, et kas nüüd selles küsitud seal tabelis, kas seal on see ka ära fikseeritud? Kas sa nüüd mõtled pindamise hanke osa? Jah, mustkatte alla viimist tähendab, vabandust. Pindamisel on selline lugu, et me küsisime seal pindamise ruutmeetri hinda koos eelnevate töödega. See eelnev töö on see, et on vaja anda piisav profiil. Et kui me räägime, kui me võtame teede nimekirja, siis see teede nimekiri, mis seal olemas oli, enamik sellest tehakse tegelikult hanke siis osa 1 ja osa 2 võitjate poolt see eelnev töö ära ja tihendatakse ja antakse talle piisav profiil. Lihtsalt siis osa 3 pindamise puhul tuleb seda profiili vähendada. Et kui sul on kruusateedele pandud 3–4% kallet, siis mustkatete puhul ütles ja arvas järelevalve, et kuskil 2% peaks see kalle olema mustkattete puhul, et lihtsalt seda kallet tuleb siis nagu vähendada. Ja enamik nendest teedest, mis seal on, ikkagi sinna veetakse peale ja siis saab seda pinnata. Küsimus on, et mis nende täiendavate mahtudega tehakse, see 300%, siis sinna nende puhul meil ei ole ette näinud, et me sinna alla veame kruusa. Seda me ei ole hetkel ette näinud. Aga see on see lugu, mida me saame mida siis järelevalve vaatab üle, kas seal on vaja vedada või ei ole vaja. See on nagu eri case.
no siin on just asja mõte oli nagu just see, et pärast ei ole nagu seda ämbrit jälle, et me võtsime kõige odavama pakkuja, eks ole, ja siis see tõmbab sisuliselt otse sinna sellele kruusale, rullib ära ja tõmbab otse sinna selle musta kihi peale nii-öelda, eks ole, ja ongi töö tehtud, eks ole, ja teine teeb selle hinna sinna samale lõigule niimoodi, kus näeb, et seal on see tee on kauss, siis sinna on vaja 15 senti peale vedada, eks ole, ja me selle välistame ära, aga tegelikkuses nagu pärast me saame jälle mingi jama, et nagu seda asja just välistada, et see loogiline ka see asi oleks. Ma tahan seda öelda, et kuna see lõiguti tehti. Me tellisime selle päris hea raha eest, tellisime sisse nõustamist sealt samalt Taali varahalduselt, kes hakkab meil ka neid teetöid siin järelvalvama. Ja sinna sai nagu üsna detailselt kirja, mida kontrollitakse ja järelvalvel anti üsna laiad volitused järelvalvata. Et ma arvan, et järelvalve taha see asi nagu ei jää. Pigem ei jää. Küsimus ei ole järelvalve taga, vaid lihtsalt selle, et me saaks nagu õiglase hinnaga õiglase asja, eks ole. Nii, aga anname teisele ka võimaluse rääkida, Ats, et Maarikil oli käsi püsti. Ja, mina tahtsin küsida uuesti, mina läheks tagasi pillerpalli juurde nüüd, et meil oli tegelikult ju vallavalitsuse esindaja ka Ülo Olmi näol seal kogu aeg askeldamas ja tegemas, et millest siis nüüd sealt nagu see tagasilöök tuli, et ta tegelikult oli ju planeeritud just selleks sinna käima ja vaatama, et meid ei tabaks sellised halvad üllatused. Ja selle eest said aga minu meelest, ta oli ju palgal tegelikult põhimõtteliselt vallavalitsuse liikmena, aga sellise vallapoolse ehitus järelevalvena, kui nii võtta. Et kas sa oskad seda kommenteerida? Ma ei tea, kuidas viisakuse piiridesse jääda. No ma arvan, et sa räägi nii, nagu asi on tegelikult olema ausad, eks ole? Ma ütlen niimoodi, et Ülo ju tegelikult ütles, et ta käib iga päev seal. Et ta käis iga päev kohal ja vahepeal ta tõi välja, et ta käis nädalavahetusel ka vaatamas siin ehituse peal, mis seal tehakse. Et selles mõttes võib-olla selline Ülo rolli sisustamine võib-olla oli nagu see keeruline osa meile kõigile nagu arusaamaks, et mis ta siis tegelikult tegi, et meil siin mõnikord või paar korda neid hetki ikka oli, kui meil tekkis küsimus, et Üloga oli kokku lepitud, et mingisuguseid asju võib kas siis ära jätta või seda ei pea üldse tegema, seda teeme teistmoodi, et selliseid hetki nagu oli ja ma tean, et see tekitas Tiius ka küsimusi, et mis tegelikult tema nagu roll on, et kui palju tal seda sõnaõigust on mingisuguseid asju nagu ümber otsustada, et see oli see küsimus, mis jäi nagu pillerpalli puhul nagu üles, et kui palju tal tegelikult nagu neid õigused oli mingeid asju siin muuta. Et ma tean seda ka, et tegelikult ütleme nii, et ma oleks soovinud, et kui Tiiu ära läks, et Freetsi ja meil tuli appi, et Freet oleks võinud ikkagi nagu olla need objekti lõpuni meil kõrval. Et sellisel juhul oleksid tõenäoliselt need probleemid meil olnud hetkeks. Meil ei oleks neid probleeme, aga ütleme nii, et see on selline erinevate lähenemiste küsimus. Et spordihoones, kus ta nagu siiamaani käib, meil ka otsisid lahendusi, et küsimus oli see, et kas me koos ehitajaga otsime lahendusi ja mõtleme või siis on teine võimalus, et me laseme ehitajal nii-öelda pakkuda meile valikud ja me valime. Et see on kahe nagu erineva lähenemise nagu valik, aga Ülo pigem oli see, kes tahtis otsida koos ehitajaga lahendusi ja mingeid kompromisse teha, et ütleme nii, et erinevad lähenemised olid, ja selles mõttes ma ei saa öelda, et kui ta seal iga kord käis või kui ta iga päev seal käis,
siis ilmselgelt ta võib-olla nende probleemidega võis tegelikult paremini kursis olla ja võib-olla siis Ülo oskabki öelda, kas seal tehti siis see hüdroisolatsioon või ei tehtud, et äkki siis Ülo teab seda, kui ta igapäevasel kohal käis. Jah, aitäh sulle, et see oli nüüd ammendav vastus, et ma just tahtsingi öelda, et tegelikult kuna Ülo seal käis, et siis võib ju Aare ja Ats saavad ju seda ka Ülo käest siis nagu täpsustavalt küsida. Et Ülol peaks ju selle kohta täiesti pilt silmade ees olema. Aitäh sulle. Ja, aga sellele siis... Ja mina aresin veel, et ma võin ka siin paari kiire sõnaga sellel pillerpalli asja nagu kokku võtta, et ma olen seal suhtkoht alguses selle asja sees seal olnud ja noh, ütleme, et punkt 1 ongi see samane asi, et hakkabki kõik pihta, et kui alguses me lükkasime selle esimese hanke tagasi ja hoidsime raha kokku, siin tagusime siin vastu rinda, et näed, et me hoidsime nii palju raha kokku, aga siis tegelikult see oligi, et me nüüd selle raha eest saimegi täpselt nii palju, nagu selle eest saab, ehk siis kehva ehitaja ja Eviko. Et see algas kohe alguses, tähtajad hakkasid üle minema. Ma mitu korda nagu suunasin sellele tähelepanu siin vallas ka, et me võiks hakata mingeid asju nagu siin koguma selle ehitaja jaoks, et mingeid nõudeid. Ja siis teine punkt oli see, et kindlasti oli järelevalve väga nõrk. Siis oli meil see kaadrivahetus, Tiiu läks ära, siis kõigepealt Triin, siis Tiiu. Siis vahepeal olid puhkuste ajad, spetsialistid seal puhkasid ja selge see, et ausalt öelda muidugi oleks oodanud Ülo oluliselt jõulisemat sekkumist just valla valitsuse huvides enne ehitusse. Ja paraku see nii on, et tänasel hetkel kuidagi moodi me võtsime tähtajaks selle objekti vastu. Asjad on seal tegemata, Eviko saab meil jälle järgmistel hangetel osaleda. Me oleks võinud selle tegelikult mitte tähtajaks vastu võtta, jätta sinna need asjad üle ja me oleks saanud selle Eviko järgmistest asjadest nagu kõrvaldada. Aga kahjuks ma ei tea, kuidas ja miks see nii juhtus, aga jah, nii ta on, et paljud asjad on tegemata, paljud asjad on väga kehvasti tehtud. Ja kui lasteaed töötas siin pikendusjuhtmete otsas siin põhimõtteliselt 2 või 3 kuud on ju soojasõlmed asjad ja et isegi ma ei tea, kuidas moodi see Päästeamet selle asja vastu võttis ja kasutusloa meile andis, et see ongi selles suur müstika. Aga nii see on. Aitäh. Aitäh, Aare, sulle. Kristil on käsi püsti, palun. Ja mina lugesin valitsuse istungi ühest protokollist, et kas 14 mai oli see kuupäev, kus pidi multiväljaku ehitus lahti minema, aga eilse seisuga veel seal mingit ehitustööd ei käinud. Kas ja kes oskab seda kommenteerida? Nad said ehitusloa, et Kirsti selle küsimusega tegeleb hetkel, teda siin ei ole, aga ilmselt nad ikkagi nende töödega alustavad. Kas on mingi tähtaeg ka neil, mis ajaks nad peavad selle valmis saama? Ja, on. Kirsti vastab, et ehitusluba ei ole veel väljastatud ja tähtaeg on 31.07. Aitäh! Et ettepanek nende igasuguste selliste asjade vastuvõtmisega, et kui nüüd käis komisjon seda lasteaeda üle vaatamas, siis kas edaspidi ei oleks mõistlik ka rakendada iga kord seda sama asja, et üks inimene ainuisikuliselt ei otsusta seda vastuvõtmist, vaid need asjad võetaksegi komisjoniga vastu ja siis selgub, et kas sinna antakse allkiri, kas makstakse rahad ära või siis ongi see, et ei maksta neid asju ära ja tehakse puuduvad asjad korda enne. Et ilmselt niimoodi see ongi, esiteks, teiseks on nii, et kui meil see vastuvõtmine ka oli, siis olid ju ümber laua olid kõik osalejad ümber laua, et küsimus oli, kas kellelgi on, ma küsisin, kas kellelgi on veel etteheited, vastuväited, siis ei olnud kellelgi midagi öelda. Et selles mõttes ma ei saa öelda seda, et mina üksi allkirjaga võtsin vastu, nii et mitte keegi midagi ei teadnud, et kõik käisid seal kohal, kõik osapooled olid kursis, et me selle allkirja sinna lõpuks panime.
no mina segan siin vahele, et ma ei tea, kes on need osapooled, on ju näiteks okei, et mina ei peagi ennast osapooleks, aga tookord, kui me seal käisime sellel viimasel või vastuvõtmis sellel koosolekul ja seal, siis minu meelest oli seal päris palju asju, mis seal tegemata olid ja osad asju, mida me üldse ei kontrollinud, ehk siis ülevalt neid ventkambreid ja mida siin ehitaja suutis kohe nagu vägagi varjata. Et nii oli jah. Aga ma just mõtlen seda, et kui me olime seal lasteaia juhataja kabinetis, siis tegelikult me käisime veel rida-realt läbi kõik need puudused. Käisime läbi, täiendavalt ootasime, vaatasime need asjad läbi, kas need on tehtud või ei ole. Ja ei öelnud keegi mulle, et need asjad on tegemata. Nii. Ja Enn, palun. Kas selle projekti puhul seda garantiiaja lõpuni panka deponeeritud reservi ei ole siis olemas või? See oli teistmoodi. Seal oli niimoodi tehtud, et meil oli pandud, kus ma ütlen, neil oli vaegtööd. Neil oli vaegtöödel oli pangagarantii 20% ehituse maksumusest. Aga nendel garantiitöödel sellist nõuet ei olnud. No selles mõttes, et vaegtöödest me ju ka praegu räägime, et kas see 20% on siis ka ehitaja kasuks sealt pangast ära vabastatud juba või? Ja, see oligi niimoodi, et vaegtööd oli 20% oli lepingusse sisse kirjutatud, mis ilmselgelt on liiga suur summa. See oli juba hankedokumentidesse sellise summa määramine vaegtöödeks või deposiiti ei olnud minu hinnangul õige. Küsimus oli, mismoodi me selle lahendame. Me lahendasime selle niimoodi, et me võtsime ta vaegtöödega vastu ja vaegtööd likvideeriti siis nii-öelda, mis sinna kirja said, siis kas oli 3. detsember, kui ma ei eksi. Ja need ülejäänud niinimetatud vaegtööd meil läksid kirja kui garantiitöödena, mille tähtajaks meil oli määratud siin nüüd 31. mai. Nii, aitäh. Kas on veel kellegi küsimusi? Tehke siis nii. Tähendab, tundub, et ei ole, et hakkame siis tõmbama otsi kokku 2 tundi täpselt täis saanud. Ma tuletan siis teile meelde, et järgmine volikogu istung on siis 16. juuni ja nii, kuidas siis Vabariigi Valitsuse olukorras see asi on. Ja kas siis on reaalselt kohal või peame samamoodi läbi arvuti tegema. Ja praegult siis peale seda, kui me oleme lõpetanud volikogu istungi, et siis palun siis hääletuslehtedega siis allkirjastada ja saata siis volikogu kantseleisse. Ma soovin teile ilusat päeva jätku, olge terved ja loodame kohtume siis ka reaalajas. Aitäh teile ja nägemist!